Tere! Tšau! Tühistatakse. Mina! Appi. Aga mul on sõnavabadus. Viita. Daamid ja härrad, teie ees on Märt Kuik ja Andreas Jääger ja see on siin Täiesti putsis vana nagu. Viita. Sa räägid liiga palju. Meil on nagu, me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu see. Võhkarid on osaga 129 teie kõrvades peamiselt ja siis mingi protsendi jaoks te isegi vahite meid. Uskumatu, aga näete, siin on Märt ja seal on Andy. Tšau! Jaa, küsimus kõigile. Mis te arvate, mitu päeva on olnud Silvia Ilves suhtes? Ma täna kontrollisin. Ära vaata, paku. Me vaatasime seda viimati, kui käisin Dungeons and Dragonsit mängimas. 180, pane ümmarguselt 200. Silvia Ilves on suhtes olnud juba 249 päeva, mis tähendab 3. märtsil, kui teised kuulavad, siis 250 päeva. Ja see, et ta läheb järgmise 30 päeva jooksul lahku oma mehest, on 17%. Seega ikkagi on see võimalus olemas. Aga kui te arvate, et ma räägin Märt Koikiga, siis tegelikult ma räägin hoopis ühe teise mehega. Ma käisin vaatamas sellist Eesti komöödiafilmi nagu säärane Mulk. Mis on siis mitte koos soovitav... mallukaga. Vaatasime säärast Mulki. Mitte soovitav alla 12-aastastele, mis oli nagu Ergo Kullakese filmide puhul väga selline üllatav number. Aga kas sa oskad rääkida, miks see on siis alla 12-aastastele keelatud? Kas sa oled sellega kuidagi seotud? Kusjuures minu arust ta ei ole keelatud. Minu arust ta on mitte soovitatav, jah, sest et sellest oli juttu meil reaalselt. Kui me käisime esitlemas filmi seal, mis ta on Artises, siis Ergo küsis, et kuule, et me oleme alla 12-aastastel, levitaja käest küsis, et me oleme alla 12-aastastele keelatud, et kas see on pöialde pärast või? Ja siis ta, meil levitaja ka juhtis tähelepanu, ei, me ei ole keelatud, me oleme mitte soovitatav, mis tähendab, et see ei ole probleem. Näitame käsi nüüd kõigile. Ja. Nii et kõik see, mis toimus filmis, toimus ka Mul on need kummipöidlad kaasas, ma saan need külge panna. Aga tegelikult ongi mitte soovitav on tegelikult siin 10. minuti juures, kus Märt Koik, mis ta oli Erastu enne või? Oligi, isegi ei meelde, tegeleb seal pööraste asjadega. Üldiselt ma tahaksin nagu kiita väga Märti selles mõttes, et küll ta oli üks inetu inimene seal filmis. Jah, täpselt, et väga kole oled sa filmis nii hingelt kui ka siis nagu välimuselt, et järgmisena ma tahaks näha Ergo Kulla poolt mingisugust filmi, kus Märt on noore armunu rollis. Et nagu see oleks nagu päris lahe selles mõttes nagu üleminek, et kõige vastikun karakter, keda sa oled mänginud ja kole inetu, eks ole. Ja siis äkki nüüd oled mingisugune valke nagu Robert Pattinson seal kuskil mingis armastusfilmis, vaata. Tõenäoliselt seda ei juhtu, aga see oleks äge tegelikult, teistsugune lähenemine ja Märdi see amploa oleks veel laiem. Aga mul on sulle üks küsimus. No. Kui sa kukkusid sealt ülevalt Eina juurest, sealt roti juurest alla, kas sa tegid seda stseeni üksinda ja see pääru oli sinna juurde pandud või see oli, ikkagi see toimus nagu sellel hetkel? Okei. See on niisugune kulissi taha vaade, et seal oli tegelikult niimoodi, et see, kus ta seal pingi peal istub üksinda ja see, kus ma kukun, sealt on, laud on alt ära võetud lihtsalt. Laud tõsteti ära, sinna pandi madratsid alla ja siis ma hüppasin parsilt lihtsalt hopa, ise alla sirgelt. Alguses oli plaan, et hüppa redeli nagu selle nagu redeli pealt. Ja siis ma ütlesin, et aga siis ta nagu tuleb nurga alt, et ta võiks otse ülevalt tulla, et pakkusin ise välja, et ma hüppan parsilt ise alla. Ja siis, aga lõike mõttes väga hästi see sobis, et seal oli see väike suts on näha. Ja. Ma siis korra nagu mõtlesin, et huvitav, sest et teil oli kaadrid, tema peal, sinu peal, ma ei tea, kas te olitegi korragi koos kaadris. Siis ma olin mõte, et huvitav, kas te nagu tegid seda koos või ei teinud?
Ei, ikka koos tegime. Samas ma ütlen ausalt, see on niimoodi vilksamisi, ma isegi ei mäleta nüüd, kas lõpufilmi jõudis see üldplaanis, kus oli, kuidas Pääro istus ja siis mina kukkusin ülevalt. Ma ei tea, see filmi vist, ma ei tea, kas see lõppversioonis, kas see üldse läks sinna. Aga ülejäänud kukkumise osa oli, ta tegelikult ta oli seal. Mul hästi raske on vaadata mingisugust arvamust anda selle filmi kohta, kui ma olen nii fucking kallutatud lihtsalt. Ma ei saa vaadata seda filmi mitte kuidagi moodi lihtsalt, et nagu ma vaatasin Suvitajaid, kus mul nagu puudus igasugune mingi kontakt vaata ja praegu ma lihtsalt vaatan nagu sõpra mängimas ja ma lihtsalt nagu naudin seda selles mõttes, et Võt minul oli ka see, ma olen 2 korda näinud, ma käisin seda vaatamas enne Esikat ka ja ma tunnistan, et minul oli selle filmiga niimoodi, kui ma teda esimest korda vaatasin, siis ma vaatasin teda nagu professionaalne kretiin, et mul oli nagu, ma vaatasin, kuidas mina mängin, kuidas teised mängivad ja siis ma ei suutnud tegelikult üldse nagu filmi vaadata ja siis, aga Esikal ma vaatasin filmi, nii et seal on nagu see variant, et kui sa oled nagu nii kallutatud, võib-olla lähed vaatad 1 korra veel, et siis võib-olla saad kindlasti seda tuleb ka telekasse nagu talve puhul ka, et kindlasti mulle meeldivad Talve ja Säärane mulk Ergo Kulla filmides kõige rohkem. Ma ei tea küll, miks on. Aga jaa, see oli nagu okei meelelahutus, mingit väga suurt naeru ma iseenesest nagu sealt enda seest välja ei saanud, aga ma vist ma vist igatsenudki seda, et Ergo Kullal väga kuidagi, tal on nii oma mingi see pildikeel on tal välja nagu kujunenud ja hästi palju selliseid sarnaseid jooni on ta filmides ja alati on mingi armastaja paar, mis mind alati natukene ärritab. Ma ei viitsi seda käte puudutust ja seda, aga ei, see on nagu armast lugu, kõik on fine selles mõttes. Ja siis ma avastasin just huvitavat asja, et nagu Pääru Oja ja siis Piret Krumm, kes tegelikult on ju noored inimesed, nad on seal kuskil 40 juures, on ju, ma pakun natuke alla isegi, ma pakun. Nad on kõvasti alla, Pääro on minuga kuskil ühe vanuna. Ma räägin, nad ongi, nad on 40 alla, no teeme näo, et nad on mõlemad 35 on ju. Ja nad mängisid nagu siis Eite ja Taati on ju. Ja siis ma mõtlesin, et kunagi rääkisid seal, eriti vist Hollywoodis, et nad mingist hetkest naised ei saanud enam muid rolle kui ema rolle. Kui nad olid mingis vanuses vaata on ju. Siis ma mõtlesin, et kui kiiresti tuli Eesti näitlejate suurtele näitlejatele see hetk kätte, kus nad peavad mängima Eite ja Taati nagu vaesed 35-aastased on ju. Ja siis 35-aastane mängib siis nende tütre kuradi tahab olla nende tütrega koos abielluda värki, et nad on mõlemad sündinud 89, nii et nad on mõlemad minust aasta vanem. Ongi, et siis 36-37, et põhimõtteliselt alla 40 aastased. Et see oli ka siuke naljakas. Kui ma kuulsin mingid intervjuud Ergo Kullaga, siis ta ütles, et põhimõtteliselt kogu käest vahetati välja, arvestades sellega, mis alguses plaanis oli. Ja täitsa huvitav oleks teada tegelikult, kes seal plaanis olid, sellepärast, et see on üks äge punt oli seal koos, et nii Pääru kui Piret toimisid üli hästi oma kooslusena, ei tee taadina põhimõtteliselt. Sina olid fantastiline. Aga minu üks lemmikud oli kindlasti Maria Teresa Kalmet, et ma poleks eluses arvanud, et Liidia Koidula nii hot on. Et nagu tõesti, ta varastas päris palju show'd ära lihtsalt, et ma ei saanud sellest Kreutzwaldi asjast, ei saanud päris hästi aru. Sa pead lihtsalt kirjanike nagu elu teadma natukene, seal on kui lugeda Kreutzwaldi ja Koidula vahelisi kirju, siis sealt võib välja lugeda selle, et Kreutzwald tahtis hirmsasti Koidult endale saada. Ja need neitsilikkuse kilp ja kõik minu arust see endal täitsa kuskil kirjides sees, et see on nagu selle pealt võetud ja siis on vint üle keeratud. Et tehti ikka täielikuks perioodiks. aga see oli selline, ma ütleks selle kohta, see on huvitav valik. Selline järs kõrvalepõige filmi sees, aga täitsa siuke, siis on nii. Aga 1,5 tundi läks ladusalt ja siis, kui ma tegin story ka, et ma käisin vaatamas sind, ma ei ole ka harjunud enam vaatama väikestelt ekraanidelt sind, et ma olen harjunud ainult suurelt ekraanilt sind vaatama, aga mulle kirjutas üks Võhkarite kuulaja ja rääkis natukene oma tausta selle filmiga ja ütles, et tema on Liidia Koidula siis nagu sugulane, et nagu 2-3, ma ei tea, mis iganes põlve all pool, et nagu, et sealt tuligi sellest lätlase poolt siis hakkas nagu tulema see, et päris tore oli, et ma sain teada, et keegi on Liidia Koidula sugulane veel peale selle, nii et that's fun. Tore. Ja Uuspõld oli ka tore.
Uuspõld mängis iseennast noorte naiste maias mees. Mängis hobust ka muidugi, ta tegi jube hästi seda häält. ja ma sain aru, et tal on nagu väike roll, aga see väike roll nagu kandis päris palju. Mul tunnet, nagu kõik rollid nagu mängisid välja ennast nagu minu jaoks, et võib-olla see armastajate paar lihtsalt minu jaoks ei olnud nagu piisavalt atraktiivne, aga nagu kõik ülejäänud rollid nagu, isegi ükskõik väiksed nad olid, need kuidagi nagu mõjusid nagu suurelt, et ilma milleta nagu need rollid või tähendab see film võib-olla ei oleks nii ägedalt toiminud. Jah, et põhimõtteliselt nagu kõik said särada selles filmis. Ja. Et soovitan, kui te olete Eesti filme vaatama, siis võtame alustuseks, vaatame Märdi filmi ära. Ja mitte Ergo film, vaid see on Märdi film. Jah, nüüd see minu film. Mida minu ema ütles, ta käis ka eile vaatamas seda, üleeile, vabandust, käis vaatamas ja ütles, et tema tohutult kiidab hobuse valikut, kes oli seal talu peal selle nagu, see Pääru, Peetri nagu see hobune, et siuke suur, tugev, nagu tööhobune päriselt peaks olema. Ütles, et see on jube hea, et see talle see väga teil oli mingi riskianalüüs oli ikka tehtud, kui sa seal istusid lihtsalt, et nagu, et tundus väga ohtlik kuidagi. Selle jaoks on teised inimesed, jah. Et kui sa oleks seal alla kukkunud ja enda kolju ära vigastanud, mis siis saanud oleks? Midagi. Saad ikka oma päeva raha ja mine eluga edasi. ja mine minema türa, sa ei oska püsti seista. Et jaa. Vot, selline väikene tagasivaade siis minul siis reedesesse päeva. Ehk siis siuke 3 päeva tagune mälestus. Jah, mingi kinno. Jah. Ärge mingi perse, mingi kinno. See on hea õpetus. Nii, nüüd oleme meist ära ilusasti rääkinud minust ja sinust. Nüüd võiks kuulata võib-olla kedagi, kes kindlasti ei räägi meist. Ei usu, ta ei ole selline vend. Ta ei räägiks meist. Teatud podcastereid, ma nimesi ei hakka mainima, sest et mul ei ole oluline sulle seda pilti tuua, aga need, kes teavad, need teavad. On teatud inimesed, kes veavad 1 või 2 erinevat Eesti podcasti, kellel meeldib mind solvata ja mind halvustada väga tihti. Ja nad kulutavad mõnikord sellele isegi nagu täispikkasi episoode, et mind nagu maha teha. Ja mul on pohhui. Seda mul on täiesti ükskõik. Ja ma olen nagu saavutanud sellise koha, kus mind tõesti ei huvita see, mida sa must arvad. Ja igasuguse austuse juures. Sest et see, mida sina arvad minust, ei muuda seda, kes ma tegelikult olen. Ilus mõtte lõppu. Jaa, see on väga hea. Kusjuures mina ka, ma arvan, et me peaks tegema podcasti ja rääkima nendest asjadest, mis meil absoluutselt korda ei lähe. Täiesti pohhu. Asjad, millest on täiesti pohhu ja teha ja rääkida nendest podcastis. See tundub jumala nagu decent ja täiesti. Mida see on nagu inetu selles mõttes, kui ikkagi niimoodi nagu halvustatakse inimest ja ikkagi nagu tehakse nagu pikki osasid lausa halvustamiseks. Et mina tahaks täiesti teada, kes on teinud Kris Kalast terve podcasti osa. See tuletab mulle meelde seda, kui Kris ütles seda, et keegi olevat teda laimanud 3 tundi. Ma tahaks teada, kes see oli. Ja ma tahaks, et ta viitaks, kus kohas on need saated, millest ta räägib. Sest ma tahaks neid vaadata, ma tahaks veenduda faktide täpsuses, sest et ometi Kris Kala ei ole see mees, kes tegeleks avaliku laimuga ju. Ja selles mõttes, et meist ei saa rääkida, sellepärast me ei ole teinud ühtegi tervet osa Kris Kalast, aga ma olen nagu rääkinud mingisuguseid asju, mis ta on rääkinud ja tõstud tegelikult teda kõrvale. Ma olen öelnud kõrgele. Ma olen öelnud, et ma olen nagu väga nagu suur fänn selles mõttes Kris Kala ja tema tegudega kaasa arvatud sitavillistamisega, et kõigega ma olen väga nagu suur fänn ja ma nagu alati annan ikkagi nagu krediiti. Nagu, et kui Mihkel Surva käib tema juures on ja seal, ma räägin ära, kus ta käis, mis ta rääkis, et tegelikult Eesti podcasti maastik on nii väike, et me peaksime kõik teineteist toetama, et ehk ikkagi nagu, räägid ikka nimedega, et kas sa oled kade või, et saab nagu, et keegi kuulab teisi podcasti ka või. Aga jah, et te võite meile kirjutada, kes on nagu need, kes on terveid saated teinud Kris Kalast halvustavaid, nõvedad tüübid, ma eeldan, või naised, ma ei tea. Jah. Pigem tüübid, ma arvan. Naised ei räägiks Kris Kalast kunagi alasti. Jaa, aga selles mõttes, et mis mehed need on, kes räägivad selja taga, mis see sõna ongi, pläkutavad. Räägivad taga. Et ei ole ju mehelik.
nii palju siis Kris Kalast, muidugi aga äkki on see, et võib-olla nüüd ka, kui ta näiteks kuulab seda segmenti ja paneb saate kinni, siis tema jaoks oligi see terve saade. Aga hea küll. Jaa, aga ta on ju ise öelnud, et ta ei kuula. Jaa. Seega, kus ta teab, sest, kui selle keegi on valetanud. Kusjuures, aga see ongi see täpselt samamoodi nagu see, kui ta rääkis, et 3 tundi on keegi laimanud teda, siis see on ka mingisugune vend on talle edasi rääkinud ja siis ta lihtsalt räägib vale juttu edasi. See on ka jumala võimalik. Aga rääkides not gonna go there, ühesõnaga Brigitte Susanna Vint on teel siis paranemise suunas, ta saab üha paremaks ja ta on saanud nii heaks, et ta nüüd läheb tööle jälle, et Emerald Legalist jäi tal asi pooleli, nagu me teame, erinevatel põhjustel. Aga nüüd saab temast juriidiline assistent õigusbüroos ja minge perse, ma ehmatasin täna ära, ma lugesin, mul oli karp lahti. See on õigusbüroo Serenissimus, mille partner ja juhtiv jurist on Kenneth Rivis. Ja miks me tast rääkisime on see, sest et Serenissimus on see sama advokaadibüroo, kus töötab Kenneth Rivis ja ainult Kenneth Rivis. Vähemalt... Lõpes keegi veel juures olema, kuskil ma nägin... juba on juures. Nüüd on juba 3 Kenneth Rivis, Brigitte Susanne Hunt... Ja keegi veel ja sina Google'd praegu, sest... ma vaatan, ongi, ta on ühe inimese veel juurde saanud. Normaalne näed, õigusbüroo kurat kasvab. Hakkab kasvama ja tänu kõik survale ma eeldan. Võib-olla, sest et kes on unustanud, siis Serenissimus esindab Mihkel Survat, kes Rahvaraamat andis kohtusse, sest et Rahvaraamat ütles, et tegelikult me ei taha seda raamatut müüa. Kusjuures, kui ma korra veel Chris The Fishi juurde olen, siis ta selles samas podcastis, mida ma nagu ette mängisin jupikese. Ta ütles ka seda, et ta on juba 3,5 või mis iganes numbrid ütles aastat teinud nagu tasu eest, et miks keegi teine, et tasutada ei võta mitte kedagi enam. Ei, lihtsalt tuletan meelde, et ja siis ta nagu ütles kõvale välja ka, et tema ei hakka mingid inimesi, mingid kuulsaid endale sinna saatesse võtma ja edasi, et tema nagu annab kõigile sõna, bla, bla, bla. Siis ma hakkasin mõtlema selles mõttes, et sa võtad need, keda sa saad. Et sa ju kalastad. Sa saadad meile laiali, ütled tere, palun maksa 800 eurot või 1000 eurot, oleneb mis inimesest on ja tule minu saatesse, ma teen mingisugune 5 klippi ja mis iganes asjad on, eks ole, kellega läheb hästi, kellega ei lähe, eks ole, mõnega, mis kirjad me oleme saanud, ei ole hästi läinud, on ju, aga Mihkel Surva ju maksis ka selle eest. Et selles mõttes, jah, Kris, sa tõesti annad sõna kõigile, aga nemad maksavad selle eest, et sõna saada. Jep. Võt. Nii, aga soojad soovitused siis ka Serenissimuse advokaadibüroole. Palun hoituge romantilistest suhetest Brigitte Susanna Vindiga, seda eeskätt ettevõtte heaolu nimel. Kenneti heaolu tahad öelda. Kas sa tahad öelda, et Brigitte on selline nagu... Ei, üldse. Ma leian seda, et mis iganes töökohal, kus on selline pisike meeskond, võiks nagu mitte üksteisega suksutada. Ma leian, et see on mõte. Võhkarid hästi toimibki. Me ei ole kordagi suksutanud. Just, me ei ole tülli leint selle pärast. Ja siis ma unustasin öelda veel ühe tähtsa, kuna me siin Silvi Ilvese sellest lehest juba rääkisime, siis tegelikult on üks teine leht veel, mis on inimestele väga kasulik, nagu näiteks kasauvere-on-katki.ee, et sealt saate vaadata, kas Auvere on katki ja kui ma ei eksi, siis minu Discordi serveris oli uudis, et Auvere on katki enne, kui see meediasse jõudis, nii et see annab teile võimaluse olla ees. Aga on väga naljakas, et Auvere jälle puruks on, Jesus Christ. Asju toimub, jah. Toimub. Aga kellega asju on toimunud aastate jooksul on meie kallis armastatum Eesti eurolaulik Robin Juhkental, kes siis Õhtulehele tegi artikli, kus ta rääkis oma kogemusi ja meie jagame neid kogemusi ka nendega, kes ei ole Õhtulehte lugenud. Robin alustas. Mind teeb siiralt murelikuks selle aastase Eesti Laulu finaalile järgnenud sotsiaalmeediakära või siis meediakära ja viited rahvuslikule häbile, mis on peagi saabumas. See ei ole pelgalt lärmakas arvamuste vahetus, mis on mulle silma jäänud, see tekitab mulle klombi kurku ja kasvatab ärevust. Tean omast kogemusest, mida selline olukord artistile tähendab. Aastal 2010, kui ma 21-aastasena üllatuslikult Eesti Laulu võitsin, olin noor, kogenematu, lõputult jutukas, nagu siiani, ja filtrita. Kollasele meediale eesotsas Koorbergi aegse Õhtulehega olin ma lihtne saak. Seesama inimene koolitab nüüd tulevasi ajakirjanikke ning võtab sageli avalikkuse ees sõna meediaeetika teemadel. Boom.
15-minutilise intervjuu jooksul on lihtne öelda midagi, mida kontekstist välja tõstetuna omandab sootuks teise tähenduse. Ühel hetkel olin täiesti tavaline tundmatu bändimees ja järgmisel vihkas mind pool Eestit või vähemalt nii see tundus. Mäletan seda aega isegi. On asju, mida teeksin aastal 2026 teisiti. Jätaksin mõned intervjuud andmata ja mõned laused ütlemata, kuid ma ei saa võtta enda kanda kogu vastutus selle eest, mis pärast ma ütlus tol ajal juhtus. Iga järgmise intervjuuga kasvas lumepall ning kommentaariumid muutusid üha mürgisemaks. Ühel hetkel enne Eurovisiooni otsustasime oma kambaga, et me ei suhtle enam kollase meediaga. Sellele järgnes veelgi agressiivsem käsitlus pärast hävingut ja täielikku läbikukkumist Eurovisioonil. Jutumärkides olid häving ja täielik läbikukkumine. Sain omal nahal tunda, et niinimetatud 4. võim on jõud, millega avaliku vastasseisu minna ei ole kuigi mõistlik. Norrast värskelt naasnuna sai ühest lennujaamas antud vastusest minu ja bändi jaoks pöördepunkt. Ajakirjanik küsis, kes on need, kes teid kommentaariumites õelalt sõimavad? Vastasin kohmetult, no see võib olla mingi põhjakiht. Järgmisel päeva hommikul vaatas selle ajakirjaniku esindatava ajalehe esikülje pealt pealkiri Juhkental. Meid kritiseerib vaid põhjakiht. Ja päeva lõpuks oli see sama tsitaat ka kõigis muudes meediaväljaannetes. Tundsin, et mulle tehti tõsiselt liiga. Järgnenud lähinädalatel sain mitmeid kirju ja sõnumeid suvalistelt inimestelt, kes mind värdjaks ja pedeks sõimasid. Üks lubas ka tappa anda, kui mind tänava peal peaks nägema. Nooruse rumalusest vastasin mõnele, poleks pidanud. Kui varem piirdus see asi vaid verbaalse vaenuga toidupoes ja tänaval, siis edaspidi pidi end üsna regulaarselt ka füüsiliselt kaitsma. Teisisõnu, sain tappa. Aastatel 2010 kuni 2014 rünnati mind 22 korral. Täiesti putsis vanadna. Putsis. Mitte iga kord ei lõpnud see sinise silma või muhuga, kuid kogu see kogemus oli alandav, vastik ja sügavalt ärevust tekitav. Seetõttu püstitan oma viimase küsimuse. Kui muusik sõimatakse kommentaariumis maatasa või antakse talle tänavalt tappa, mis sellest siis tegelikult sünnib? Kas artist loobub Eestit esindamast ja tema asemele astub keegi teine? Ei, ta sõidab lihtsalt Eurovisioonile halva tundega. See protsess on kurnav ja tuju on rikutud, raskem on naeratada, särada, anda eurolaval endast maksimumi ja nii edasi. Ta tõestus, no eks võrdles Ironi Eesti laulu esitust Eurovisiooni omaga. Jah, nootide poolest oli viimane akuraatsem. Rahvusvahelisel võistlusel kasutati juba kõrvamonitore, mis võimaldasid mul ennast paremini kuulda. Kuid kõigis muudes aspektides jäi Norra esitlus Eesti omal kordes alla. Usun, et mõistad miks. Ma ei arva, et ninjad on sama kogenematud ja õrnahingelised nagu mina 21-aastaselt, ent palun siiski ärge tehke neile sama. Kogu see negatiivne kära muudab esitluse kasv või 2% ebakindlamaks, ei võida sellest mitte keegi. Sinu lemmik number 1 ei võitnud sel aastal Eesti laulu. Ja mis siis? Ja ongi, ma mäletan, kui see ninjad võitsid, siis mulle nagu tundus, ma veel ütlesin ka seda Facebookis kommentaariumites, et lahe, et võitsid ja siis hakkas mingi jäkke, mingi hull kamma ja pihta. Ja nüüd on igapäevaselt on ka meedia, muide, taob uudiseid. Eesti on juba ennustustabelis tagantpoolt 3. Eesti on veel kukkunud, nüüd on tagantpoolt 2. Eesti tootab häving, nagu mida vittu meedia teeb. Ma saan aru, et see on enamasti pööratud tähelepanu. Tegelikult mõlemale, aga et nagu ka kommentaariumites, et nagu et ärge nüüd tampige on ju meie võidulaulu on ju, aga ma praegu näen, et meedia nagu täiega fuckib appi, et milleks seda sitta vaja on? Jah, ja kusjuures nagu probleem ei olegi selles, minu arvates on okei kajastus, et Eestile ennustatakse, ma ei tea, madalat kohta või Eestile ei ennustata edasisaamist. Aga just nimelt see totaalne häving, seis on sitt, kõik see, et nagu see annab nagu selle mingisuguse hinnangu, mille võib kommenteerida ju sitaks ju, ja võtabki selle üle, et see on üsna kehv, jah. Et mul, eks see nõme on, ega ma ka laiutan käsi, mõtlen, et miks või Nila Ninja edasi sai, aga nagu okei, siis läheb Nila Ninja, ma ei tea. Jah, lastakse öelda, et who the fuck cares, vaata, see on nagu üks võistlus. Ma iseenesest arvan tegelikult, et selles, kui me võtame 2010, siis Eurovisioon oli tähtsam Eestile. Eestil on Eurovisioon kogu aeg tähtis olnud, ma nüüd ei vähenda selle tähtsust, aga mul on tunne, et natukene, me oleme natuke nagu lahti lasnud sellest, et me nagu nüüd ei võida, siis on nagu kõik läbi, vaata. Kas Eplik ka ei saanud peksa või? Sai ma mäletan, et sai, jah. Sai, jah. Minetes seda kutsutigi, mis oli see Epliku needus või? Mingi mitu aastat järjest ei saanud poolfinaalidest edasi või? Jah. Et ärme nüüd unusta ära, et ikkagi me nagu ise valisime ja Saireni valisime ka ise, et mis iganes, me ei mäleta, kuidas seal kohtunike ja rahva häältega oli, aga minu arust seal valis žürii.
Seal ei olnud, Epliku puhul oligi ju täiesti 100% žürii. Jaa, mitte Eplik, ma mõtlesin Juhkentali praegu. Mina ütles Juhkentali puhul oli niimoodi, et see Must Hobune ja keegi teine olid seal koos lõpufinaalis, aga nüüd oleks võinud selle muidugi ennem välja otsida, äkki see... Okei, ma ei tead, las ta olla praegu, äkki me leiame mingil hetkel. Aga käed eemale Vanilla Ninjast, käed eemale Robin Juhkentalist ja lõpetage ära türa, nagu oleme nagu eestlased kõik koos. Et ei ole vaja kuradi, mis see on, 2 kuu jooksul ühe korra peksa anda inimesele, et täiesti putsis nagu. Aga jah, Val Malveus siis Facebooki kommentaaris kirjutas, et süüdistama ei peaks inimese, vaid seda žüriid, kes kogu selle sita kokku keeras ja Juhkentali läbi pressis. Eks ta ise oli ka kursis, mis tegelikult toimus. Nii et 1 keretäis on parem kui 4 loengut ja võib öelda, et eksternina on ülikool läbitud. No, tegu on värdjaga. Ardi Kopli kirjutas, et sitasti said, et veel oled võimeline mögisema. Sama. Heina Rustav kirjutas, et on näha, et peksjad on madala kvaliteetsed olnud. Täiesti putsis. Kusjuures Heina Rustav on figureerinud minu YouTube'i kanalil ka kommentaatorina ja see inimene on täiesti, ma olen täiesti veendunud, et ta on vaimselt haige. Siis ma võtan tagasi. Heina Rustavil on nagu põhjus, miks ta on selline, aga Ardi ja Valli koha pealt siis ei tea. Inetu. Aga rääkides siis inetutest asjadest siis oli selline asi, et meie viimane tavasaade me rääkisime Chris Istoprotsent Kärnerist ja sellest, kus ta tegi nalja. Nalja sisu oli see, et kui tal oleks 10-aastane efektiivne poeg, siis ta õpetaks teda pederasti kiusama ja siis ta poeg oleks kurb, et ta holokaustist ilma jäi ja seal oli veel igasugust träni. Ja siis visati Chris peale seda sitta, lõpuks visati ta Isamaa fraktsioonist välja ja öeldi, et ole hea, uks on seal, hakka astuma. Ja sellest me rääkisime Patreonis. Ja. Muide, seega kui teid huvitab, mis me selle kohta arvame, siis sõitke Patreoni. Käib Patreoni! Ja siis paar päeva tagasi ma avastasin sellise YouTube'i kanal nagu Isto vaatab ja vaatasin, et ta oli nagu siis oma selles streamis siis meie seda saadet vaadanud, seda siis tavasaadet, mitte siis Patreoni. Ja ta ei olnud minuga rahul. Ja siis ma ütlesin, mis ma ütlesin seal ja siis tema ütles seda. Ma ütlen kohe ära, et esiteks ma ise ei näe, et ma kedagi ründan. Jaa, ma seisan siiamaani tasuta emo eest kuni 19-aastastele, mis Tartus me ka suutsime läbi pushida. See alles, siiamaani seisan selle eest 100%. Nüüd, tulles vähemuste juurde, ma olen alates KOV-i valimiskampaania algusest saati, olen öelnud, et ma ei toeta vähemusi. Mul on olemas selle kohta ka videod nii Facebookis kui ka TikTokis. Minge ja vaadake, kui te vähegi huvi on selle kohta. Ja ma arvan, et kõik inimesed, kes mind on viimased 9 aastat jälginud ka sotsiaalmeedias, teavad täpselt samamoodi, et ma ei toeta neid. Kõik. Ma ei toeta kõik. Et ma ei tea, kuidas on võimalik tuua mingi orientatsioon, mingisugune ja panna see kuidagi mingi emo konteksti nagu. Miks see vajalik on? Miks me peame rääkima, et kes kellega magab? Kui inimesel on tal on mingi käsi otsast ära, ta vajab meditsiinilist abi ja siis mingi vend toob teema üles, et kuuled, et aga ta äkki on homo, et sa just nagu võitlesid tema eest ka. Nagu, mida sa ajad? Miks see oluline on? No siinkohal ma ütlen kohe ära, et Nii, see oli siis, mida sa ajad oli siis minu kohta, sest et mina ühendasin siis selle ema jutu ja siis selle, et ma loodan, et nagu Chris saab aru, et nagu need, kes emosse lähevad, võivad küll teise orientatsiooniga. Nii, aga mida siis tegelikult mina oma mõttearenduse jooksul küsisin, et kas Chris mõtles selle peale, et kui ta kuni 19 aastaid noori kaitses emose raha maksmise eest, siis kas ta ka mõtles, et ta võitles noorte lastes, kes ei ole sama orientatsiooniga nagu tema. See oli minu küsimus siis enne seda, kui Chris mulle vastas. Tema vastusest praegu ma sain aru, et ta mõtles selle peale. Punkt. Et nagu, et ma sain vastuse. Aitäh vastuse eest. Ja see on see sama, mida ma ka sina. Selge, ma olen vaimuiga. Aga see kõrvale jättes. Mida ma ka mina ütlesin on nagu see, et ma arvan, et tal ongi nii, et
et kõigile võrdselt, emo vahet ei ole ja see, kas nad on vähemused või mitte, on nagu peale seda. Et põhimõtteliselt see on see, kuidas mina ja ka absoluutselt, et ma ütlen aitäh Krisile, et ta selle vastuse mul andis, on ju, et minu hüpoteetilisele mõttele. Aga ma tahaks laiendada oma mõtet, eks ole, ja ma tegelikult küsin nagu Krisilt uue küsimuse, millele ma tahan, et Kris vastaks, sest ma tean, et ta vaatab seda. Ja ma palun, et ta kuulaks selle hüpoteetilise jutu tegelikult kõigepealt ära. Et ta kuulaks selle jutu ära, mis ma räägin, ja siis pärast siis võtab selle kokku ja siis vajadusel siis kas nõustub või ei nõustu, see pole vahet. Et minu esimene küsimus on see, et kellele see pederastide kiusamise nali oli kasulik? Kas keegi saa sellest kasu? Et just ma räägin sellest samast 10-aastasest Krisi fiktiivsest lapsest, keda ta õpetaks pederasti kiusama. Ja nüüd ma hakkan siis see pilti maalima. Et let's play a game. Ja ütleme, et ongi, Krisil on 10-aastane poeg. Samasugune siukene armas väike Jan Uuspõllu näoga, on ju, kes on papa poolt kodus ilusasti vähemusi mitte sallima õpetatud, on ju. Nii, täiesti normaalne, konservatiivne laps, on ju. Krisi poja on siis umbes 3. või 4. klassis, kui sa oled 10-aastane, ma ei tea umbes, teeme näo siis. Ja tal on klassivend, kelle nimi on Peeter. Aga Peetrile meeldib Timari. Peeter on samamoodi tamasugune 10-aastane poiss ja ta sündis teistsuguse seksuaalse sättumusega või siis orientatsiooniga. Peeter ei käi ringi toas või seal klassiruumis, et homodele eriõigusi või midagi. Ei, ta ei nõua mingeid õigusi, talle lihtsalt meeldib Timari. That's it, kõik. Teised väikesed nagamannid on märganud, et Peeter rietub võib-olla natuke teistmoodi, veits moekamalt näiteks, on ju. Ja vaatab vahepeal Timarit selliste armunud silmadega. Aga Krisi poeg hakkab teda kutsuma pederastiks. Peeter tõrjutaksime seltskonnast välja, seda on natuke teistsugune, vaata. Peetrit tõugatakse, siis visatakse Peetri kott aknast alla, siis pommitakse talt söögiraha välja, sest ma arvan, et pederastid võiks ju ainult munni süüa või midagi taolist, et mingi põhjus võiks olla seal. Jesus Christ, okei. Ma räägin sellest, et mis, nagu, ma jätkan. Ühel hetkel Krisi fiktiivne poeg. Peeter appi. Aga see on ju kiusamine. Ma räägin seda, mis Peetriga tehakse praegu. Ühel hetkel Krisi fiktiivne poeg, väikene Jan Uuspõllu näoga poiss, ja tema sõbrad annavad väikesele Peetrile peksa, sest ta on teise seksuaalse sättumusega. Nii, nüüd ma tulen selle sama küsimuse juurde. Kellele sellest kasu sünnib? Kas Peetrile? Kas Peeter hakkab heteroks? Kas Peetril on kohe, kuule, ma sain peksa, mul enam Timari ei meeldi. Ma isiklikult arvan, et mitte. Ma usun, et seal tulevad hingehaavad, eks ole, trauma on ju, ja tegelikult seal on ka suurem võimalus tulevikus minna hoopis teise äärmusesse, on ju. Või hakkab Timari ennast, või Timari, vaene Peeter hakkab ennast vigastama, on ju, tunneb, et ta ei ole piisav. Ja seda sellepärast, et talle lihtsalt meeldis Timari. Peetrile lihtsalt meeldis Timari. That's it. See on tema fucking kuritegu. Ja Krisi fiktiivne poeg, mis kasu tema sellest saab? Et elab oma hirme siis teiste peal välja või ebakindlust või vihkamist või? Et kas temast nagu siis kasvab kuidagi parem inimene, et ta pederasti kiusab ja võib-olla peksa andis, on ju. Et ka tema võib teise äärmusesse joosta, on ju. Et see on nagu ja see on nagu see lugu, mis tegelikult võib juhtuda, kui kasvatatakse kodus mingisugust asja nagu vihkama, vaata. Ja siis üks küsimus Krisile veel, et kas mitte ei oleks kõige lihtsam nagu kasvatada mingi tolerantne inimene, kes ei kasuta vaimset ega füüsilist vägivalda. Et Kris on ju suur rahvusriigisõber, et kuidas me eestlastena saame paremaks, kui me kasvatame teineteist vihkama lihtsalt sellepärast, kellelegi meeldib teine asi, on ju. Või teine samast soost inimene midagi. Ja siis Kris ütles sellele minule vastuse, et mis vahet seal on, mis seksuaalne sättumus on, kui käsi on otsast. Ma küsin vastu, mis vahet seal on, mis seksuaalne sättumus inimesel üldse on. Punkt, küsimärk. Ja et selles mõttes, et ma arvan, et Kris Kärner ei pea pooldama vähemusi. No, keegi ei ole nõudnud seda, aga samas ta ei peaks ka nagu tegelikult ründama neid. See on nagu minu selline väikene take sellest, et ja point ongi selles, et nagu kuidas me saame olla ühe käega, et me pooldame, et kõigil on õigus saada nagu emos kuradima tasuta noortel ja lastel on, aga samas nagu siis selle loogika järgi õpetada kedagi nagu kiusama teistsuguseid inimesi, kes võivad olla need inimesed, tänu kellele
see teistsugune väike laps läheb emasse, et see kuidagi, mina seda võiks nagu tegeleda siis päriselt nagu, et tavai, Chris ongi nagu see mees, kes kaitseb või noh, aitab ja kaitseb noori peresid ja lapsi. Ma annan ka talle hääle. On mees, on üks hea eeskuju, kes räägib, et kiusamine ei ole okei näiteks ja kaitseme lapsi ja noori peresid, tavai. Ma ei tea. Või kui raske see saaks nagu olla? Mina jään seda kuulates selle peale mõtlema, et huvitav, kui ta nagu peaks sellise otsuse või nagu ennast sinna poole suundama, et ürada audients sööb ta elusast peast ära. Seal on väga suur osa, kes on nii bunch of fucking sycophants, kes on lihtsalt ei, kõik mis sa ütled ja kõik see on ju. Aga ma arvan, et seal on mingisugune kuradi hulk on ka, kes nagu üritab veits ta pead väänata ka nagu vaata sinna poole. Et jah, siuke asi. Muidugi siin on üks oluline aspekt ka, mida ma olen täheldanud tema kommentaariumis. Kuskil ühe tema klipi all ma panin tähele seda, keegi nagu küsis nagu hästi pahaselt kellegi käest ja sa ka ise ütlesid seda ja see on üks asi, mis ta chatis ilmselt ka välja tuleb, on see, et nagu sa ütlesid, et on sündinud teise orientatsiooniga. Mina olen tema kommentaariumis näinud kommentaare, mis ütlevad, et see ei ole kaasasündinud asi. Ei, ma saan aru, et seda inimesed arvavad, aga siis on jälle see sama vana küsimus, et siis ma küsin kohe selle ära kõikide käest, kes arvavad, kõik, kes arvavad seda, et see ei ole sünnitud, siis on kuna sa tegid selle valiku, et sulle meeldivad tüdrukud ja et sa nagu otsustad, et sulle poisid ei meeldi. Et siis on ju ikkagi probleem selles, et sa kas sa oled biseksuaalne, et sul on nagu selles mõttes võimalus valida. Et sul on võimalus valida. Sul on võimalus valida. Siis sa pead olema biseksuaalne. Just. Sest ma ütlen veel kord, minul ja Märdil ei olnud sellist võimalust kahjuks. Ei ole mulle jumal andnud seda nagu võimalust, et ma saaksin valida, kes mulle meeldib. Mulle meeldivad naised. Punkt. Ma ei saa valida, et mulle nüüd Märt meeldiks. Türa, ma ei saa valida, ükskõik kui palju ma tahan. Mulle meeldib Märt inimesena, aga ta ei tekita minust nagu sellist sooja tunnet, et ta tahaks temaga asju teha. Ja, et selles mõttes, et on ju täiesti, see ei ole homofoobne öelda seda, et ma leian, et seks teise mehega on utterly disgusting to me. Ei. Et selles mõttes, et see on huvitav, et see narratiiv nagu siiamaani püsib, et ta on selles mõttes praegusel hetkel puudub igasugune teaduslik alus sellele väitele, et öelda, et homoseksuaalsus või üldse seksuaalne sättumus oleks nagu mingisugune teadlik valik, et sellist asja ei ole. Siis on erinevad uuringuid tehtud ka, sest et see on mõnes mõttes nagu müsteerium, aga on täheldatud seda, et kui näiteks sünnivad kaksikud ja kui üks nendest on homoseksuaalne, siis see, et teine kaksik on ka homoseksuaalne, selle protsent on oluliselt suurem, mis tähendab, et seal võib olla mingisugune geneetiline tagapõhi. Täpselt samamoodi on ka, näiteks on täheldatud seda, see on statistiliselt reprodutseeritav, et kui sünnivad järjest pojad, siis põhimõtteliselt nagu igal järgneval pojal on suurem šanss olla homoseksuaalne. Ajustruktuurides on täheldatud erinevusi, et pigem on nagu teadus sellel seisukohal, et ei ole võimalik nagu kätt täpselt peale panna sellele, aga kõikide eelduste kohaselt on tegu bioloogilise asjaga, mis sünnib inimesega kaasa. Et nagu selle koha pealt nagu see narratiiv võiks nagu juba ära lõppeda, et see ei ole nagu valik. Plus, ja nagu sa ütlesid, minu arvates kõige parem küsimus ongi nagu see, et seda hetke, kus kohas ma nüüd istun maha ja otsustan, kas mulle meeldivad mehed või naised, sukust asja ei ole ja seda ei ole ajaloo jooksul tegelikult suudetud nagu leida, et keegi seda otsustas, unless need inimesed on olnud biseksuaalsed, aga ega nemad ka tegelikult ei vali ju selles mõttes biseksuaalsel on nagu see asi,
et ta sai, vähemalt vanasti, ta sai ühiskonda paremini nagu sisse sulanduda, sellepärast, et ta võttis selle ühiskondliku normatiivi, elas nagu selle järgi, on ju. Aga ta on endiselt, ta võib olla biseksuaalne, et orientatsioon käib suga ikkagi kuskil kuklas kaasas, sa ei vali seda ja see nagu toimib. Sa võid elada seda elu, et sul on traditsiooniline pere, aga samal ajal vaatad kõrvale, vaatad nagu samassust inimesi ka. Et mulle ei meeldi, et me räägime seksuaalsest sättumusest kui mingisugusest hästi binaarsest, hästi lihtne asi. No it isn't. Super complicated, väga keeruline asi. Ja see on nagu ebamugav, mõne inimese jaoks on seda tunnistada, mulle tundub. Ja siis on see ka, et ta nagu ütles selle samal minule meile vastuses, et nüüd ta on nagu välja visatud, on ju, ja et on võimalus, et see emo värk võidakse uuesti üle vaadata ja siis ikkagi hakkavad noored ja lapsed maksma ema eest. Ja siis on mul tekkis kohe jälle küsimus, et aga kellele oli türa sellest naljast kasu praegu? Ja ta ütles seda sinu lause peale ka, et jah, et ta on mõelnud selle peale, vaata, et see, mis ta ütleb, on, et see võidakse nagu võtta. Ja siis on jälle see küsimus, aga miks sa ütled, et praegu teeme näo, et see läheb tõeks. Ma ei tea, kas see saab niimoodi minna või saa, aga teeme näo, et see läheb tõeks ja ongi niimoodi, et Kris on nüüd välja visatud ja need mõtlevad Reformierakond, Isamaa teevad uue hääletuse, mis iganes ja hääletatakse, et davai, et ongi see 5 eurone. Ja siis kes kellele peab nagu peeglisse vaatama praegu, miks see juhtus? Suur laste ja noorte kaitsja Kris Kärner keeras ise selle pasa endale praegu maha, on ju. Ja ma fucking kõik seda, mis ma räägin seda sellepärast, et ma ei ole Kris Kärneri heiter. Vastupidi, nagu selles, ma arvan, et tal on süda õige koha peal, tal on lihtsalt mõned asjad, mis lihtsalt meie arvamused ei ühti, on ju. Ja kui ta ütles ka, et nagu inimesed, kes on mind 9 aastat jälginud, on ju, teavad, kuidas ma asjast arvan. Ja ma tean ka väga hästi, mida Kris asjadest arvad. Lihtsalt nüüd sa oled natuke teistsuguses positsioonis ja praegu sinu sõnad lõid sind uksest välja. Kas me saame öelda seda nüüd lõpuks? Issand jumal, get ready. Seisus kohustab. Nice. Aga nüüd ongi see, et ta ei ole enam pundis. Tema ei saa enam vastutada sellest, kuidas Eesti või Tartust elu paremaks läheb. Ja see on nagu see kõige kurvem asi. Teine kurb asi, mis on see, et ükskõik, mis toimub, siis alati Märt saab rohkem pähe. Näiteks selle sama video all Isto vaatab, on ju, Märt Koik ise ju vana kapihova. Sellise Vikerkaare klooni heietusi pole mõtet kuulata. Järgmine kommentaar. Märt paadunud liberastina homopropagandistina ei ole küll inimene, kelle arvamust selles kontekstis tahaks tõsiselt võtta. Fakt on see, et niikuinii need, kes arvavad teistmoodi, ei võta meie arvamust tõsiselt. Noh, see on teie valik, on, aga see on huvitav, et kuidagi Märt alati nagu kuidagi võetakse nagu ette. Nagu... Sest, et ma olen olnud aastaid avalikult nagu liberaalsete vaadetega, siin ei ole absoluutselt mitte midagi imestada. Mulle lihtsalt meeldib, et see on nii tore, et Märt on kapi oma ja tõesti, ma olen edukas kapi oma, kes on suutnud olla peaaegu fucking varsti 15 aastat abielus ja 2 lapsi isa. Yeah, true, fucking based, kõva. Aga COVID ajal oli näha, mis mehed need 2 liberaali on. Koik täis kukk ja see teine plähmerdis veel hullem. Fakt pole vaja teha kontrolligi. No vaata, kas siin said sina rohkem, sest et see on veel hullem. Et mis siin veel oli? No okei, ega kui inimestel ühesuudne vaade ei saagi hoomata laiemat pilti, keep going. Aga keegi ütles ka nagu, kirjutas ka nagu positiivselt, et Märdil ja Andres on mõlemal 2 last. Ehk konservatiivide mõttes on panustatud Eesti iibesse. Mitu last on härra Eesti iibe parandaja Kris Kärneril veidrad kommentaarid siin inimeste poolt. Pigem on Kris ise kapi oma ise juba seal 30-ndates. Et ma ei ole nõus sellega, et see kapi oma või sellega, et ja ma kunagi ei tõsta seda nagu esile. Ma ei taha tegelikult nagu hakata ütlema, et kuule, et Kris, et nagu, et päästad siin Eesti riiki, kus sinu lapsed. Mõnes see ei ole aus. Et see ei ole sama aus, ei ole seda meeste käest küsida, kui seda naiste käest küsida. Et see on ikkagi inimese valik, kuna ta teeb endale lapsed ja ma ikkagi saan aru, aga sa võid sellele kergelt irooniliselt peale vaadata küll. Seal tekib nagu see moment, et ma saan nagu aru, et lõppkokkuvõttes, kuna ma olen, vaata, nüüd see ongi see koht, kuna ma olen liberaal, siis mul ongi nagu see, et ma saan vaadata konservatiivile peale, saage lapsi, nagu näiteks Järvan on ju. Ja siis ongi see, et you do you, sul ei ole, sina ei pea lapsi saama, kui sa ei taha. See on sinu valik. Aga mina saan ka natukene selles mõttes hekselda seda, et ma ei saa nagu rünnata, ma tunnen, et mul ei ole õigust rünnata 29 aastast mees, kes on noor mees ja tal ei ole veel lapsi.
aga mul on õigus rünnata juba näiteks üle 40-aastast meest, et okei, et nüüd sinul nagu tegelikult võiks juba olla, kuigi ma ei taha tegelikult kedagi rünnata, et lapse saamine on igaühe enda valik ja that's it. Aga räägime parem, mis Vilja tegi meie Krisiga. Jah, Vilja küsib, siis oli saade, lugesin kommentaare ka taaskord. Kiisler saab ilgelt palju puid alla. Ja siis nagu alati on Märt eemal ja küsib, kas te ei ole ühtegi Vilja Kiisleri saadet vaadanud? Kas te ei tea, et see ongi tema stiil? Et kas te nagu üllatute selle peale siiamaani? What a bunch of fucking dumbasses. Aga mõned väljavõtted siis, mis seal oli, et Kiisler küsis, et Isamaale oli ta nagu porisaapa küljes juba enne valimisi. Oleks nad saanud, oleks teid nimekirjast eemaldatud, sest ütlesid, et Tartu on pederastide pealinn, soovitasite mustanaarsed Eestist välja saata, naised valitsusest maha võtta. Reformierakonna rippu lasta sotsid seina äärde panna, äkki ei tahagi ükski erakond teiega tegemist teha. Ja vastus oli, et siis olgu nii, olen poliitik täpselt nii kaua, kui meid valitakse. Mina ei ole tavaline elupoliitik, kes poeb nahast välja kõigile meeldida, selleks ei ole vajadust. No, kurat see nahast välja pugemine on nagu mõnes mõttes tähendab, see positsioon, mis ta siin välja ütleb, there's nothing wrong with this. See on nagu okei, selge, sa oled selline poliitik, et sul on seisukohad ja sa ei tagane ja sa ütled, mis sülg suhu toob ja see on fine, kui sa teed sellise valiku, siis see on fine. Aga see vähendab sinu šansse läbi viia poliitikat, mida sa isiklikult läbi tahad viia. Sellepärast nagu räägitakse, see on see, et kas oled parketikõlbulik ja parketikõlbulikkus on tegelikult ikkagi selline asi, millel on nagu natukene nagu see asi ka, et see ei ole lihtsalt see, et sa nüüd mängid seda suurt, lähed selle, nagu seda tihtipeale nagu räägitakse, et et poliitika nagu muutis seda inimest ja kõike seda. Jah, nii palju nagu muutis, et ta sai aru, et ma pean natukene kohanema ja mängima natukene teistmoodi, natukene aeglasemat mängu, et ma saaks läbi lükata oma asju, mida ma tahan läbi lükata. Et see sama, mis sa siin nagu tõid, see on väga hea näide. Selle emo asja, see lükati seal siruli on ju. Nüüd, kui see uuesti üles tuleb ja siis on nagu, niikuinii hääletamine on, aga võib-olla fraktsiooni sisene otsus on nüüd teine on ju, kus teda fraktsioonis ei ole, et seal võivad esile tulla mingisugused muutused. See on hea näide sellest, et mismoodi tegelikult, et see on minu stiil, aga see võib sulle vastu töötada. Ja kõigile Tartu väikestele inimestele. Aga ma olen ka tegelikult nõus sellega, mulle ka meeldis see, kui ta ütles seda, et ma ei ole tavaline elupoliitik, kes poeb nahast välja, et kõigile meeldida. Kõige pullim ongi, et ilmselgelt me oleme näinud seda, aga samas sa ei pea ka nagu kuradi nagu lõhkuma nagu kõike, vaid sa võid nagu minna ka, jah, nagu ma ütlesin juba ära, aga eks Kriste on valikud ise, ta on ikkagi juba vanem härrasmees, aga tõesti, ega minule ka ei meeldinud tegelikult see, et see Vilja, see toon tegelikult, et Isamaal olite nagu porisaapa küljes juba enne valimisi. Kuidagi nagu, vaata, hästi raske on praegu võtta seisukohta. Sellepärast, et ühtepidi ma nagu saan aru, et Kris on aastate jooksul öelnud palju, solvanud erinevaid inimesi korduvalt ja öelnud väga hirmsaid asju. Ja teist mul nagu tundub nagu siis nagu liberaalina või siis mille iganes, et ma tahaks nagu, et siis nagu teine pool oleks nagu parem on ju. Et nagu ma ei ütle, et nüüd väikest Krissi kiusati nüüd suure kurja tädi Vilja poolt on ju. Aga siin on veel nagu selliseid nagu, nagu ebaviisakaid küsimusi, et see on tõesti nagu ründav, et kuidas sa saad inimest rääkima, kui sa nagu iga küsimusega ründad teda? No see on üldine küsimus, saate Vilja küsib stiilile. Nagu just, siis ongi küsimus mul ka, et kas Vilja tahab saada tegelikult nagu vastuseid. Sul on nagu vaja ikkagi nagu mingisugune usaldus tekitada selle inimesega. Võib-olla ta teeb nagu sidrunipressi, ka see variant on, et ta lihtsalt ta tahab inimese panna suure surve alla ja vaadata, kuidas ta sellise suure inglise keeles on see adversarial, aga sellise suure nagu, kasutame siis seda väljendit, et nagu, et intervjueerida nagu pahatahtlik natuke. Et siis kuidas ta selle surve all vastu peab, sellepärast, et seal on nagu see võimalus, et inimene ütleb mingit asja, mida ta võib-olla, ma ei tea, päriselt mõtleb või olekski Kris oleks hakanud vastu ründama ja mitte nagu ropendama, et oleks öelnud,
et kui Vilja küsib, et isa ma olen nagu polisaapa küljes, siis ütleb aitäh küsimuse eest, et te olete Delfile nagu polisaapa küljes, aga olgu siis nii. Et näiteks, jah. Kui iga kord nagu peegeldada tagasi ja siis anna nagu viisakas vastus. Jah. Selles mõttes see oleks väga hea nagu ribattal olnud, et paned vastu, et no ja täpselt samamoodi nagu teie olete liberaalsele meediale polisaapa küljes. Oleks võinud lisada ka oma liigse ründavuse poolest. Siis see oleks tegelikult mõjunud küll nagu sellene, et oh shit, oh. Võib-olla tõesti. Aga rääkisite oma pojast, kes teil võiks olla ja keda teil ei ole. No siin on ka näha nagu aru saada, et keda teil ei ole. Aga kui oleks, mis te arvate, kas ta oleks isa ole uhke? Ja vastus oli, et ma arvan küll, olen saavutanud nii mõndagi nii turundusvaldkonnas kui ka munitsipaalpoliitikas, kus olen suutnud jala ukse vahele saada. Täna olen ma siin, see annab selge indikatsiooni. Kui teie kutsusite mind siia, siis ma olen oht liberalismile ja selge liider. Te ei kutsuks ju siia suvalist inimest tänavalt, kes ei ole oluline. See on nüüd minu jaoks nagu see koht, kus kohas ma selle inteka, mis ta tegi seal, ühes kohas ta väga tugevalt toonitab, Kärner siis ikkagi seda, et poliitikas üksi midagi ära ei tee. Seega väita, et sa oled nüüd üksinda oht liberalismile, on natukene naljakas. Võtte, nagu see, kui ma seda kuulasin tervet seda intekat ja siis ta veel nagu hiljem ütleb seda, et ma poliitikast, et see on koostöö ja kõik see, et üksinda ei saa midagi ära teha, siis mul on nagu see, et bro, inteka alguses oli nagu teine vibe. Aga... Plus see ka, et tema üksinda surus läbi selle emo asja, kui tema ei oleks seda kõnet pidanud, ei oleks ka Sandra Lauri teised nagu niimoodi. Ja siis järgmisel hetkel, et üksinda ei saa, et seal tekib see Chris Kala efekt, et sa ei saa nagu endale hakata nagu vastu rääkima. Vaata. Kas see võis olla see, mis nagu siis Vilja oma sidruni pressiga siis pani Chrisi tegema või? See on täitsa võimalik, jah. Et nagu see on, et nagu mina näen, see ei ole suur libastumine selles mõttes, et sa saad minna rahulikult koju, streamis maha istuda, tagantjärgi ära ratsionaliseerida ja sinu followeritel on pohhui. Aga väljaspoolt vaata ja mõtleb seda, et tegelikult seal oli nagu libastumine kerge. Et nagu ja ma arvan, et Vilja pani seda ka tähele, tegelikult. Aga see on kuidas on ja loomulikult see esimene vastus, et kas poeg oleks uhke, et olen saavutanud turundusvaldkonnas kui ka munitsipaalpoliitikas, see on lihtsalt selline vastus, mis viitab, et tal ei ole last. Et ta nimetab 2 asja, mis on temaks väga tähtsad. Sinu lapsel on nendest asjadest täiesti pohhui. See sõltub muidugi lapse vanusest, on ju. Ma tahtsin just öelda, et 6-aastane ei saaks midagi aru, et jah, aga see ei ole etteheide, sest et see on lihtsalt see koht, kus kohas 2 meest, kes on mõlemad 2 lapse isad, ütlevad seda, kui sul ei ole lapsi, siis sa ei oska ette kujutada, mida lapsed hindavad ja mida lapsed ei hinda. See oli nagu vastus Vilja küsimusele ja minu arust see on nagu selles aus, et nagu ta selles mõttes küll, ta tõstis üles täpselt need asjad, et ma olen turundusvaldkonnas olen kõva vend, ma olen kuradi jalg on ukse vahel, ma ei tea, võiks olla uhke, et issi on kuradi kõva vend, jah, et nagu läbi selle prisma, läbi tema enda prisma, see vastus on nagu hea, aga see nagu inglise keeles kõlab see palju paremini, et seal on nagu teatud suge naivitee, mis nagu läbi kiirgab, aga nagu ma ütlesin, see ei ole etteheide, sest et isaks on vaja saada, ega sa enne neid asju ei saagi teada. Ja isegi siis on ja isegi siis pool aega sa ei tea, seal on lapsel on olemas perfektne sünnipäevakink, ta vaatab sul otsa peale sünnipäevakingi saamist ja mõtleb, et nagu ja siis võtab selle kuradi kingikoti, kus see sees ja siis mängib sellega ja siis question your life choices mitu päeva. Kui see sama poeg, keda teil ei ole, ütles uuesti seda, see on ka karm, ütleks teile ühel päeval, et armastab teist meest, siis mis te talle vastaksite? Nüüd, võt see ongi nüüd see, kui sa esitad sellise küsimuse inimesele, kellel ei ole lapsi, siis see vastus on, mis ta on, aga minu eeldus, kui sa küsid mehelt, kellel ei ole lapsi sellise küsimuse, siis ma ei eelda, et sealt tuleb vastus, mis on nagu kuidagi pidi nagu korrektne. Ja, aga kui sa küsiksid Martin Helmelt sama vastuse, kellel on lapsed ja ütleks, et kui teie järgmine poeg sünniks homosoiharana, ega ma arvan, et sealt ka midagi tarka ei oleks.
jah, sest et esiteks sa ei tea, mis tunne on olla isa, sa ei tea, mis tunne on näha oma last esimest korda. Ja teine asi on siis see, kui sa pead nagu rinda pistma sellega, et su laps vastab mingile kriteeriumile, mis sulle ei sobi, on ju. Et selliste küsimuste küsimine on nagu iseäranis, ma ei tea, debati mõttes nagu tühi. Sest et see vastus on nii tugev spekulatsioon. Jaa, aga see on nii aus küsimus. Mina nagu olen alati see on täpselt samamoodi, nagu mina tegin praegu selle loo sellest, kui tema 10-aastane poeg teeb selliseid asju, et nagu... Jaa, ma saan aru. Sellele ju nagu võiks ju tulla või mõelda. See peaks selle läbi mõtlema. Jah, kui sa oled nii millegi vastu, on ju, et sa võiks vähemalt mõelda selle peale, seda küll, jah. Aga vaat vastus tegi mind kurvaks. Jah, sest ta ütles, et siis on nii, ma olen siis isana läbi kukkunud, aga kui ta on minu poeg, siis ma armastan teda ikkagi, mis siis, et ta on selline. Et tegelikult, et see, ja see on ka see, miks me siin rääkisime ja miks ka minul on nagu tunne, et ka tema on nagu subscribe'ib nagu sellesse ideesse, et see on kuidagi kasvatuse asi, siis ei ole. Ja nad ütles ka, et näiteks Transformerite esimest osa ja siis kindlasti tuleb ette robot. No, ja siis ta pärast ütleb, et see oli nali. Ta tõenäoliselt ütlebki, et see oli nali. Et see on siuke kuradi, ma ei tea. Aga see on jälle teistpidi, vaata, ma nüüd nagu mõtlen natuke teistmoodi, sest ma olen siuke vend. Vaata, kui suure tegelikult raskused enda elule paneb. Et tema on isana läbi kukkunud selle pärast, kui väikesele Peeterile hakkabki Timari meeldima. Kõik muu on nagu suva, aga kui suur fucking koorem see on. Ma ei ole kordagi mõelnud, mitte kordagi mõelnud selle peale, et ma ta täpselt selle peale. Ma kasvatan ma last nii, nagu ma kasvatan. Ta on kõige imelisem asi, mõlemad, mu lapsed on kõige imelisemad inimesed maailmas, keda ma tean, nad on ülitoredad, ma armastan neid, see on nagu üliäge. Ma ei ole kordagi mõelnud, kuidas see on võimalik üldse, selle peale mõelda, et see on see, miks isana läbi kukkunud. Ei, sa oled isana läbi kukkunud sellepärast, et kui sa ei kasvata oma last, kui sa lähed oma pere juures ära, kui sa isegi maksa alimenti, kui sa ei tunne huvi, kui sa lööd oma last ja kõik need asjad, mitte see, et Peetril Timari meeldib. Jah, no see on nagu see, et see, kes su lapsele nagu meeldib, ei tähenda, et sina oled isana läbi kukkunud. Sa oled isana läbi kukkunud siis, kui on jõulud ja su laps isegi helista sulle. Siis sa oled isana läbi kukkunud. Sest et siis on midagi valesti. Millegi pärast sa ei ole tal meeles. Millegi pärast ta ei taha nagu suhelda. Ja see on nagu see koht, kus sa tegelikult oled nagu läbi kukkunud. Ja see lause ka, et ta on selline, et kõlab väga halvasti. Puhtalt nagu selle suhtumise pealt juba võib-olla ei helistaks, on ju. Aga teine asi on see, et aga sa räägid, et paneb endale koorma, ta paneb lapsele ka koorma. Sellepärast, et laps algus ei tea seda. Laps alguses ei tea seda, on ju. Aga lõpuks, et kui juhtub nii, on ju, siis võib-olla lapsel on nagu tohutu koorem sellepärast, et ta peab isa eest varjama seda. On ju. Ei, seal ei saagi tekkida mingit sügavat usalduslikku suhet ja nii edasi, et mida paljudel meil ei ole ka isaga olnud, aga mitte sellel põhjusel. Jah, just. Et selles mõttes, et jällegi, see on ma ei tea, ma ütleks siin kohal võib-olla seda, et see Sidruni press jälle nagu vist oli kinda good. Et nagu selline mõte ka nagu välja tuli. Et siin on näha tegelikult väga tugev hinnang. Et aga jah. Poliitikas oletegi õnneks vähemus, teie poole vaadatakse vastikusega, mis tunne see on olla jälestatud. Ja siis ta kirjutab, ma olen meelelahuta ja naudin tähelepanu, mind ei saa solvata sellega, et ma kellelegi ei meeldi. Minu meelest on see täiesti normaalne. Kui ma kuuluksin täna Isamaa erakonda, siis oleks minu pooldaja tõenäoliselt ainult 27% nagu Isamaalgi. Ülejäänud vihkamad vind või ma ei meeldi neile. Alati kui valid poole, siis teisele poolele ei meeldi sa kunagi. See on täiesti normaalne. See on väga nagu õige, sellepärast, et mida ma olen täheldanud, see on ka tema kommentaarides täpselt samamoodi. Kui mina ütlen midagi sellist, millega Chris on nõus, siis see on nagu see koht, kus kohas tema chat on nagu, et Koik tajub biiti, Koik saab asjast aru ja siis järgmine kord, kui minust on, siis kõigepealt tuleb räme sõim minu suunas ja siis on tegelikult jagab nagu biiti. Mis on üldse, see on, nagu ma ütlesin, sick offense.
Krisile, et loe chati enne, kui sa annad hinnangu, mida mina ütlen. Sa üllatud võib-olla. Et see on siuke väike tähelepanek minu poolt. Iseenesest ma leian seda, et see vastus on selles mõttes nagu eluterve, et või noh, me võime öelda, et see on mingi cope ka, et noh, et lihtsalt ongi heiter, et siis ma valisin poole, siis teine pool on nagu vastu. Noh, ma ei tea. Mina siin, kusjuures tuletab meelde seda, kui ma käisin siis hommikustuudios ja ma ütlesin seda, noh, et nagu Kris on ise öelnud ja nagu tema jälgijad nüüd ütlevad minu arvates seda rohkem, et noh, et ta on lihtsalt rollis, kui ta teeb striimi, et see on tema nagu karakter. Siis ma ütlesin vist hommikustuudios seda, et noh, et minul kui nagu näitlejal on sellega nagu kana kitkuda ja mul on tunne, et Kris sai minust täiesti valesti aru, kui ma seda ütlesin, et ta ütles midagi sellist, et noh, et ma ei ole öelnud, et ma olen näitleja, et ma lihtsalt olen nagu mina ise, aga keeran nagu kuskile vinti juurde. Aga see ei ole minu point. Et minu point ei ole see, et ma nagu kritiseerin, kas sa oled hea näitleja. Minu point oli nagu sellel hetkel see, et mina näitlejana leian seda, et oma karakteri mängimine sellisel tasemel, nagu sa teed, on hoopis teistsuguse kaaluga, sest et kui sa oled striiminud 9 aastat ja sa oled selle 9 aasta jooksul olnud istoprotsent, siis see istoprotsent on see, keda minnakse valima. Ei minda valima Kris Kärnerit, vaid minnakse valima istoprotsenti. Kui sa sellest aru ei saa, siis sa oled täiesti. Ja teine asi on see, sa saad minna ainult teatud kaugusesse nagu selle vabandumisega, et see on karakter, ainult teatud kaugusesse, sest et sorry, kui kõik sinu mingisugused suuremad, tugevamad statementid, sinu vastulaused, kõik asjad, mis leiavad aset striimis, on siis ju selle karakteri omad. Ehk siis, kas me siis ütleme, et me Kris Kärneri poliitikast mitte midagi ei tea või? Sest et miks on niimoodi, et igasugused poliitilised asjad, mis ta ütleb, need on kõik striimi kontekstis alati ja siis on alati hea vabandada, mida ma olen näinud Twitteris ka, et noh, et see on striim ja see on meelelahutus asi. See võib meelelahutus olla, aga kui 90% sinu persoonast on see, mida me striimis vaatame, siis see on see, kuidas me vaatame sind aktiivses poliitikas täpselt samamoodi. Et see ülekanne on seal, see, et sina mõtled seda teistmoodi kuidagi või tahad seda kuidagi nagu vabandusena kasutada. Ühesõnaga, selle pika möla point on see, just fucking own it ja ütle välja, et istoprotsenti Kris Kärner on üks ja sama asi. Ja teine asi on ka, et kas tema seisus nagu kohustab teda tegema üle võlli nalju või? Kas tema vaated kaoks tagant ära, kui ta ei teeks pöderastide holokausti nalju või? Kas see on ka temal nagu õlgade peal, et ta nagu peab kogu aeg deliverima siis mingisugust šokki või? Seda, Kris, sa võid seda vastata praegu, kui sa seda vaatad veel. Et nagu päriselt, et ma ei kujuta ette, kui raske see võib olla, kui päriselt sul on vaja hoida oma 30 000 või 100 000, et kuradi palju neid kokku on neid. Et sa peadki nagu, sa tunned, et rahvas vajab just seda. Tough, aga ma ei ole Vilja poolt sellise küsimuse, kui ta ütleb, et mis tunne on see olla jälestatud. Täiesti putsis küsimus. Sorry, aga see on väga inetu küsimus. Et teie poole vaadatakse vastikusega. Et see on jälle täpselt sama hetk, kus Kris oleks saanud öelda, et absoluutselt te peaksite täpselt sama hästi teadma, mis tunne on olla jälestatud. No, konservatiivne maailm jälestab teid rohkem kui mind, kuigi ma olen pori selle kuradi saapa küljes on ju, ja teie poole vaadatakse sellise vastikusega, et isegi mul on praegu raske olla. Mida iganes? Jumal õige, täpselt, see on praegu täiesti, see on Krisile reaalne meediakool, et nagu see on küll nagu see, mis tunne on olla jälestatud. Konkreetne, lihtsalt see vastus on lihtsalt see, te peaks seda väga hästi teadma. Kõik, mic drop, intekas on läbi, noh, aga ei, sellepärast oli vaja teha see pikk jutt, mõttetu, ütle, no te peaks seda väga hästi teadma. Jah. Muidugi Kiisler oleks kohe nagu laskema olemas, et vastu panna. Ei, no ta ütleks selle, et jaa, aga me ei räägi praegu minust, mina küsin küsimusi, sest Kris küsis ju mingi küsimuse vastu ja siis Vilja ütles seda, et me ei räägi praegu minust. Aga kui Kris oleks jätkanud sellega, no ma saan aru, et me ei räägi praegu teist, aga ma tahan teada ka teie seisukohta, et siis me saaksime teada, kas me oleme kuskil samal level või midagi, et nagu, et
ma ise olen märganud seda, et kui minu käest küsitakse küsimusi, siis ma nagu päriselt ka, nagu ma küsin küsimusi vastu, sest ma tahan nagu teise inimese arvamust ka teada, et me saaksime nagu natuke sellest rääkida. Ja see panebki tegelikult ikkagi küsija väga sellise veidesse olukorda tegelikult. Jah. Olete oma videotes ja striimides 10 aastat kommenteerinud seda, mida teised teevad. Miks te ise midagi ei tee? No sina oled see kirjutanud täiesti fucked up väide ju. See ongi see, mida ta teeb. Ja ma olen üldiselt nõus, et see on, siit nagu tuleb läbi minu jaoks old school suhtumine, et see asi, mida sina teed, ei ole nagu päris asi. Kinda on. Ja see on see koht, kus kohas nagu minu seisukoht on isegi nagu veel kaugem kui näiteks nagu Krisi enda seisukoht. Et nagu mina leian seda, et striimimine on töö. Just. See on töö. See on tema töö. Kui tal on inimesed, kes teda vaatavad ja on sellest huvitatud, it works. Ja sa saad seda teha kui tööd. Ta on väga hea. See ongi see, mis ta teeb. Ta on. Kõik siin ei ole debatti selle teemal. Minu jaoks nagu. Ja ma võin mõtte seda ka, et nagu ajakirjanik üldiselt. Nad ju ajakirjanikud teevad artikleid teistest inimestest, teistest tegudest ju. Kas mitte siin ei ole ka natukene peegli efekt nagu selles mõttes, et ka Vilja ju kommenteerib neid asju, mida inimesed on teinud, on ju. Ma ei ütle selles mõttes, see on nagu vale, aga see küsimus ise on nagu juba nii loll. Miks te midagi ei tee? Miks ise midagi ei tee? See ongi tema töö, ta võtab hommikul, ta hakkab stream pihta, kõigepealt on talle terve hunnik uudiseid pannud siin moderaatorid, eks ole, ja ta hakkab nendest uudistest rääkima. Ta jagab inimestele teavet ja siis ühel hetkel kuskil ütleb midagi nagu putsis on ju, aga üldiselt ta ju samamoodi selles mõttes nagu räägibki, mis maailmas toimub. Nagu, see on tema töö. Jah, Krisi vastus ei olegi siin nii väga oluline, sest et Vilja küsib kohe peale seda, et miks te midagi paremat ei tee? Mis on ka nagu, mis mõttes paremat? Miks ta peab tegema midagi paremat? Aga see ei ole vahet, vastus on see, et mulle meeldib seda teha, mulle päriselt meeldib see, mida ma teen, mulle meeldib lahutada meelt, olen parasjagu edev, mulle sobib see. Jumala aus. Täitsa okei vastus, jah. Sama. Miks te pole kõrgharidust omandanud selle aja peale, võiks ülikooli diplom ammugi käes olla? Vastas, et nõustun, aktiivselt tegelen sellega kevadel, sain sisse nii EBS-i kui ka minorisse, aga ütlesin oma koha ära, kuna Tartu linnas ei avatud ühte kirja alla, sisseastujaid oli liiga vähe. Huvitav, miks Vilja seda ei rünnanud? Kas ta oleks võinud öelda, no jaa, aga kui te ikka haridust tahaksite, siis te läksite kas või Tallinnasse, aga ta lihtsalt ütles okei. Aga see on huvitav, jah, et nagu miks seda raud edasi ta ei tagunud selle koha peal? Kas ta ei oodanud seda vastust? Hea, et ikkagi saaksite tädada või midagi ennast. Et see on nagu väga huvitav. Aga tegelikult selles mõttes on Krisil nagu veits vesi ahjus, et nagu kõige hullem asi, mis ta saab juhtuda põhimõtteliselt nagu avalikkuse nagu ees, selle imidži ees on see, ma siis lähen ja läheb ülikooli ja türa, kui ta seda ära ei lõpeta. Issand jumal. Sest et siis on järgmine kord, kui Vilja kutsub, siis on kohe türa, ma tean, see teema tuleb üles. I know. Et siin võib-olla ongi nagu on vaja kas minna 100-ga sisse või nagu lihtsalt otsustada, et ei, ma ei lähe ikkagi ülikooli. Ma kunagi ütlesin seda, et nagu Kris allus provokatsioonile, kui Tõnis Lukas ütles talle, et tal ei haridust, eks ole, ja siis ta ütles, et näed, kiusamine töötab ja aga see ei ole ju kiusamine. Ma hakkasin kohe mõtlema, et tegelikult võiks Kris ära defineerida ka kiusamise, sellepärast, et kui Tõnis Lukas ütleb talle, et Krisil ei ole haridust, kas see ei ole nagu lihtsalt fakti nentimine? Kus on see kius seal sees? No, ta ei ole, kiusamine töötab. Ta ei ole kius, jah, sest et kius on aga äkki Kris saabki teistmoodi aru kiusamisest. Kui mina tekitasin siin Peetri ja Timari situatsiooni, on ju, siis mina nagu läksin selle kooli kiusamisega, nagu läksin sinna, kuhu mina seda kooli kiusamist näen. Aga võib-olla tema näeb kiusamist täiesti teistsugusena ja siis me ei saagi mitte kunagi Krisiga nagu ühele nõule, eks ole, me ei peagi saama, aga et me isegi nagu ei saa aru, millest me räägime, sest et me oleme nii erinevalt kuidagi ära defineerinud kiusamise. Et jälle, kui Kris on jõudnud nii kaugele, et siis tegelikult sa võid ju rääkida, mis see kiusamine on ja äkki ma olen sinust valesti aru saanud, Kris. It can happen. Siis, kas te raamatuid loete? Mis raamatut viimati lugesite? Ei hakka valetama, ei ole suur raamatulugeja. Viimati lugesin Piiblit, aga ka sellega ei jõudnud kuigi kaugele. Väga veider vastus. Türa, kas ta päriselt ka nagu
aga äkki ta tunneb, et konservatiivina ta äkki tal on kohustus. See on nagu minu kõige suurem probleem, see kuidagi Eesti esos oli nagu see, et noh, kas usud või ei usu. Ja siis mul oli nagu see, et ta ütles, et ma tahan uskuda. Mida see tähendab? Sa tahad uskuda? Makes no sense. Sest et sa kas usud või sa ei usu. Sa ei saa, what do you mean? Et see piiblasi tunno ei tea. Ja siis, kas saate ehk lõpetuseks nimetada mõne teose, mida olete lugenud? Ma ei hakka valetama, ega nii kohe ei tule küll. Tasuta meediakool. Kas te lõpetuseks oskate nimetada mõne teose, mida olete lugenud? Õige vastus on siin läheb nüüd natukene raskeks, mind huvitavad üldiselt populaarteaduslikud teosed. Hiljuti lugesin siin ühte, mis puudutas meditsiin, see oli tõlgitud raamat, mis puudutas libameditsiini, et mul ei tule kahjuks selle raamatu pealkiri meelde, palun vabandust, jään praegu vastuse võlgu. Palju parem vastus. Mis värk on sellega, et rünnatakse inimesi nüüd selle põhjal, et kas nad on käinud ülikoolis või kas nad loevad raamatuid, et mis see annab mis see nagu juurde annab, et sama Marie-Karelli Black vaata samamoodi, kui ta nagu Savakinit ründas sellega, et nagu ma päriselt ma ei mõista seda. Eesmärk on lihtsalt lolliks teha inimene. Selle eesmärk on näidata inimese silmaringi. Et Savakini puhul Karel minu arvates selle kastus ämbrisse. Minu arvates ka. Palun vabandust, aga siin ei astuta ämbrisse. Sellepärast, et Krisi suutmatus vastata sellele küsimusele, nii nagu ma just tõi näite, kuidas oleks võinud vastata, see toob kaasa selle, et inimesed, kellel on laiem silmaring, vaatavad seda ja neil tekib kohe negatiivne assotsiatsioon. Sellepärast, et raamatute lugemisega käib kaasas laiem silmaring, mis tähendab seda, et tegu on kitsa silmaring. Aga sina oled ju väga hea näide, sa oled seda ise öelnud, sina oled suur raamatute lugeja, keegi ei kahte sinu fucking silmaringis mitte millimeetritki. Et selles mõttes, et kui Kris ütles, et temal on olemas internet, ta kogub sealt infot, eks ole, siis see ongi tema nagu see, mida see... Jaa, aga ma ei tea, siin on võib-olla lihtsalt mingisugune ma ei oska seda mitte kuidagi teistmoodi seletada kui niimoodi, et ma tahaks ta allikaid teada. Mul nagu muud ei ole. Sellepärast, et minu küsimus või minu nagu põhiline probleem on see, mina olen see inimene, kes ütleb, et homoseksuaalsus on valik. I've been there. Ma olen olnud see mees. Ma olen olnud ise selline. Kõik, mis puudutab transsoolisust ja asju, ma olen olnud ka kõikide need asjade vastane. Ja siis ma lugesin need asjade kohta. Ja ma lugesin ja ma sain aru, et mul ei ole õigus. Aga seal oleks olnud õige vastus. Minu küsimus on veel selles Viljale. Kui te oleksid, jah, ma just lugesin kõik Harry Potterid ära. Kas siis oleks Vilja hakanud irvitama või? Tegu on ikkagi nagu väga ägedate raamatutega. Meistri teosed. Ma ei tea. Ma lugesin Salapäevikut ja lubasin Toomas Legranti seda viimast raamatut ja mul kõik Mihkel Raua raamatud on nagu on au sees ja Uhuu raamat oli väga hea raamat, Ott Kiikas ja Visa Ing ja mida iganes, et ta oleks öelnud, et tuleb sellised, kas ta siis oleks nagu vähem väärtuslik, kui ta oleks öelnud, et ma lõpetasin just kõik tõde ja õigused ära ja või ei tea, mis asjad. Ma ei tea, ma ütlen ausalt, et see on asi, mida ma Kiislerist ei usu, sest et Kiisler on ise ju, kindlasti oled lugenud ka või nagu näinud, et ta on ju tegelikult ka tegeleb ju ka raamatute, ta on ju raamatute kriitik ka. On kirjutanud arvustusi, et ta on kirjandushuviline ise. Siis ma arvan seda, et ta suudab nagu respekteerida ka vastust Harry Potter, kui ta tahab nagu. Et selles mõttes, et seal nagu see on, et võib-olla ta oleks küsinud siis juurde midagi, mis on rohkem teeskasvanutele võib-olla. Mis see viimane raamat, mida lugesite? Mihke Surva naise iibakesi raamat. Ei tea, jah. Ei tea. Aga rääkides siis meditsiinist, nagu Märt juba ütles, et Kris luges meditsiiniraamatut, mida ta ei mäleta, siis keegi loeb igasuguseid raamatuid, mida me ei tea. Ja kuulab kõiki podcaste ja on geniaalne tark pea. Ja oskas vähki ravida mingi hetk, praegu on vaikus. Aga ERR
ehk siis pealtnägija. Ma mäletan seda, et kuskil, kurat, kus kohas see oli, kus korraks äkki oligi Miikael ja Mattias äkki, kui nad midagi rääkisid sellest, et näed paljast porgan, näed ütles midagi imelikku, et nagu väga, väga kuidagi üllatav on ja minu arust see oli Võhkaritega kohta mingi nali või mingisugune asi ja siis kui ma nägin, et fucking pealtnägija tegi Kassja Šakti Šamotailos saates ja niimoodi, et ma ei tea, meie tegime juba seda asja enne vaata, et nüüd on pealtnägija ka sinna jõudnud, on ju, aga jah, tõepoolest pealtnägija võttis ette Kassja Šakti Šamotailo ja tema fucked up väljaütlemised ja ERR on sellega ilusasti pannud kirja ka peale selle, et saade oli ja hakkame minema. Alternatiivne tervisenõu ja umbusu külvamine tõenduspõhise meditsiini suhtes pole kuhugi kadunud ja seda kehastab näiteks juba 10 aastat tegutev. Kassja Šakti Šamotailo, kes viimasel ajal keskendub rasedatele ja vastsündinutele. Teadsin, et mul ei ole vaja glükoositesti teha. See ei anna mulle mitte midagi. See ei ütle mitte midagi. See ei enneta mitte midagi. Me keeldusime sellest, mille peale taheti meile teha ultraheli, et lapse kaalu ennustada, mõõta ennustada ja siis keeldusime ka sellest. Ma ei taha neid hirmutavaid mõtteid oma pähe, ütles suunamudija Kassja Šakti ühes oma podcastis. Ohohoo. Kuidas sinuga, Märt, on? Kas sul on pigem teadmatus kui hirm mõnikord? Minul on. Ma ei loe mitte kunagi neid asju, mis seal on, mis asjad võivad tulla. Ma võtan rohu ära ja seal on kirjas, et ongi surmast kõhu lahtisusest kuni enneaegse sünnituseni, kui ma võtan mingisuguse rohu vaata. Ja. Ma ei taha lugeda neid, sest et ma hõrna inimesena võin hakata neid ette kujutama. Mina üldiselt mind nagu ei häiri need asjad, aga nagu selles kontekstis nagu lihtsalt, vaata, me oleme sinuga mõlemad, me usume meditsiini, on ju. Mis tähendab seda, et selliste protseduuride tegemine annab sulle kindlustunde. Just. Ja siis that's it. See on põhjus, miks meditsiini usaldada. Minu point oli tegelikult selles, et seal on mingid asjad ja mingid asjad, mille puhul on teadmatus parem kui hirm, aga mitte nii suur asi kui teisele elu andmine või selles mõttes, et me saaksime teada või siis ennetada probleeme ja nii edasi, et see on üsna nagu fucked up nagu suhtumine. Aga Kassja Šaktil on ikkagi see, et ta usaldab oma keha ja mille usaldamine ei olnud ka nagu kõige edukam projekt. No jah, aga ta usaldab seda vähemalt, et vaata, kui sugev usaldus kehal on. Isegi jääb alt vahepeal ikkagi usaldab edasi. Jah. Eelmise aasta keskelt asus ta keskenduma peamiselt rasedusega seotud teemadele, sest 32-aastane naine abiellus ja jäi oma esimese lapse ootele. Muuhulgas jagas ta oma jälgijatega, et 3. trimestrile kahtlust said arstid tal rasedusdiabeeti, mis on ametliku tervisejuhendi järgi tõsine risk nii emale kui ka lapsele. Tüsistused võivad olla alates sellest, et laps võib kasvada väga suureks, varajases järgus võib tekkida raseduse katkemine, hilisemas järgus enneaegne sünnitus, teistpidi võivad tekkida lapse sünnijärgsed kohanемishäired. Tead mis või? Ma tänan juba selle artikli eest juba seda, et ma ei teadnud seda. Mina sain praegu tänu Kassja Šakti Šamotailo siis mitte tegemisele selle teada ja ma teadsin, et seda tuleb teha, vaata, aga et mis oleks juhtunud, ma ei ole kordagi huvi tundnud ja näed, nüüd ma tean ja teie mehed, kes kuulate 29% Võhkarite kuulajatest või mis see number oli, teie saate ka teada, et igal juhul nagu tuleb see ikkagi ära teha, sest et varajases järgus võib tekkida raseduse katkemine on nagu, ma arvan, neist kõige hirmsam, aga teistpidi ka kõik kohanemishäired ja asjad on ju. Ma ei suuda mitte kuidagi sellest nagu ütlemata ette, et see on nagu see, et nagu how do you live with yourself, kui su rasedus katkeb? Ikkagi, läheb, no ja ongi, katkeb, rasedus katkeb, kõik. Ja siis ütled, ma usaldan oma keha, et õnneks ma usaldasin oma keha ja ma ei teinud seda kuradi glükoositesti. Holy shit. Täiesti perses, noh. Ma ei tea. Jah. Aga see enesekindlus, mis tegelikult Kassjal on, no see on ikka erakordne. Ma ei tea ühtegi nii enesekindlat inimest nagu see naine. Ja nagu kui ma vaatan, kuidas ta seda enda kaitset teeb ja kõike seda, siis mul on nagu lihtsalt, minu peas on lihtsalt põleb sõna narcissist. Nagu sellel ei ole, nagu minu arvates fucking textbook lihtsalt. Sest et ta on reaalselt täiesti eksimatu inimene. Ta ei
ja siis on nagu, see tuleb siit edasisest jutust välja kõik need asjad, kuidas ta nagu seda mulli teeb ja kõike seda, et see on tegelikult ikkagi nagu, see on tegelikult ikka väga jõhker. See on väga jõhker. Nii, diabeeti haigestumine tähendab tegelikult pikas perspektiivis märksa halvemat vastupanevõimet kõikidele teiste haiguste suhtes. Jälle üks asi, vaata, täiesti perses. Lausus Ida-Tallinna Keskhaigla ämmaemandusjuht Vivian Arusaar. Aga rasedusdiabeet on heaoluriikides üha laialdasem probleem, nii ka Eestis. Selle tuvastamiseks on vaja läbida lihtne test ehk sisuliselt juua kruusitäis läägemagusat suhkruvett, aga Suunamudija hooples oma jälgijate ees, kuidas ta sellest keeldus. Ma mäletan, et Lemps ka tegi seda. Ja, Liisa tegi täpselt samamoodi. Aga jah, hooples. Isikliku veebilehe kõrval on tema peamine platvorm Instagrami konto, kus on selle nädala seisuga 43 900 püsijälgijat, kellest hetkeks 500 maksavad iga kuu 4,99 €, et saada täiendavat sisu. Attenzione, võhkarite Patreon. Mine liitu kohe. Meil on kallim. Natukene kallim. No. Me anname rohkem jutu sisu. Aga siis selline 2 lapse ema Kertu Kirjanen, täiesti võõras nimi, ütles, minu hinnangul on see tasuline sisu ohtlikum, et seal ta võib olla jõulisemalt avaldab enda arvamust ja hinnanguid. Sul on 43 000 jälgijat ja sinu arvamus ei liigu enam samas kaalus sellega, et see lihtsalt võib olla sõbrannaga köögilaua taga hommikul arutad, et ma võib-olla ei lase epiduraali teha või ma võib-olla ei lase K-vitamiini süsti teha oma lapsele. Lihtsalt nalja, et Kertu Kirjanen ei ole tundmatu. Ta on väga hea ajakirjanik ja väga tore naine. Aga tegelikult tahangi öelda teile naised, ma räägin Shaktit, ma olen Shakti, tegelikult tahangi öelda teile naised, et ei pea kõikide protseduuridega kaasa minema. Tegelikult ei pea ühegi protseduuriga kaasa minema, kui ma tean õigesti. Et tehke ise oma riskianalüüsid, tehke ise oma hinnangud, kuulake ise oma sisetunnet. Sa oled ikkagi vaba inimene, sa oled rase, mitte vaimuhaige. Sinu käes on tegelikult võim oma keha ja oma raseduse üle otsustada. Tehke ise oma riskianalüüsid. Kuule, wake the fuck up. Mida see tähendab? Riskianalüüs on vaja ise teha. No, ta kujutab ette, et riskianalüüs on see, et ta lihtsalt vaatab ümber, mõtleb, mis võib olla see, mis võib olla siin ohtlik. Ma ei tea, täiesti perses. Do your own research. Täpselt. Kohe, kui keegi kassjale tahab oma kogemust jagada, mis ei ühti tema omaga või tema uskumustega, siis see inimene blokeeritakse ära. Ta ei postitaks kunagi, et kuulge, ma andsin natuke halba nõu, võib-olla nüüd juhtus niisugune asi, et elades ma ei usu, et ta avalikult julgeks tunnistada seda sõnas Kirjanen. Ja see on selline 2 otsaga asi jälle, vaata, sest et ma tean, et naistel on selline komme, paljudel naistel. Ja, valin oma sõnu, aga esimese miini peale sa ju vastusid, nii. Aga fakt on see, et kui keegi räägib mingisuguse või tekitab mingi küsimuse või räägib mingist rasedusest või midagi, siis kiputakse oma hirmsaid kogemusi jagama. Ja ma mäletan, et Lemme sai seda ja kuskilt tulid mingisugused, vanasti oli meil ka see probleem, et jälle tuli mingi, ei noh, mis te praegu on kerge, et varsti läheb ikka päris hulluks, oodake, kui hambad tulema hakkavad ja kogu see sitt. Ja siis oligi niimoodi, ja siis mul oligi see nagu selline suhtumine, et palun ära räägi, ma ei soovi seda. Et lõpeta ära, milleks mul on vaja, las ma naudin praegu seda, kui mina olen oma lapsega, kes on väike beebi, ja mul on sellised asjad, ma ei taha teada, et mul on 2 kuu pärast putsis kõik või 6 aja pärast, aga võib-olla ei ole putsis, selle peale oled mõelnud või? Võib-olla sinul läks putsi ja see on selles mõttes kassja puhul ka, et ma nagu saan sellest aru, et kui tema ongi mingis selles, tema kirjutab oma selle loo ära, et näed, meil on nüüd selline kodusünnitus, noh näiteks, ja siis kirjutabki Kris Kala talle postituse, ja meil oli, või noh kirja, meil oli ka kodusünnitus, ülitore oli, väga äge, meil oli saa, siis see annabki kassjale mingisugust positiivset jõudu. Aga miks peaks keegi kirjutama, kellel oli, mul oli kodusünnitus, aga mu 3 last surid korraga ära seal kõel. Vaatasid pealt, oli nii hirmus, kõik surid ära. Ei, aga päriselt, ja siis ma saan aru, et okei, et see inimene blokeeritaksegi ära. Ma ei taha su sitta lugu. Ma ei küsinud su fucking lugu. Ma kirjutasin praegu seda, et mis on minu plaan. Ma ei taha seda kuulda. Ja see on aus.
see on aus, see ei ole tema lapse jaoks nagu risk, et ta ei taha kuulda inimeste hirmsaid lugusid ju. No jaa, aga vaata, siin on ka see, et ma saan aru sinu pointis ka, sul tulevad sugulased küll ja siis hakkavad järsku rääkima, ei, see oli kurat, minul oli niimoodi, et mul jäi laps kinni ja siis ma pidin 2 nädalat käima, sest ta rippus mu küljes. Et noh, see on türa küll nagu kuule, nagu mis asja, et kui ma käin restoranis söömas, siis mul ei ole sõber kõrval, ütleb, kuule, sa ikka saad aru, see toit praegu on hea, sa pead selle pärast välja sittuma ka. Et nagu me ei tegele sellist asjadega muus kontekstis, mis me nagu seal peame. Aga teisest küljest on nagu vaja ka sellest aru saada, on see üldine foon. Et kui keegi kirjutab, et kuule, sa soovitasid nagu seda asja niimoodi teha, aga tegelikult nagu mul on kogemus, et see ei ole nagu kõige parem, et vaata, tegelikult sellist tagasisidet on võimalik anda ju ka mitte nagu niimoodi, et alles putsis, alles kõik putsis, et nagu seda saab anda nagu kuidagi niimoodi ka, et hei, see tegelikult ei ole kõige parem nõuanne, sellepärast, et siis on see risk ja siis võib juhtuda niimoodi, et ja täpselt see ongi see, selles mõttes ma olen nagu Kertuga nõus, ma läksin praegu ise natuke, võib-olla kaugemale selle ideega, et ma olen nagu nõus sellega, et jah, kui tulevad mingisugused sellised asjad, eks ole, et mis tõestavad või näitavad ära, et näed, see, mis sina sulle soovitasid, ei ole nagu kõige parem mõte, siis on tõesti võimalus lihtsalt taganeda ja öelda, et näed, ma eksisin selles, aga see on mingi asi, mida kass ei tee ja selles suhtes on õige. Nartsissistid ei vabanda. Ma kunagi vaidlesin inimesega, ütlesin, et nartsissistid kindlasti vabandavad, kui nad saavad aru, et nad valesti teevad ja siis mulle taoti pähe, aga nartsissist ei saa aru, et ta midagi valesti teeb. Nartsissisti puhul on see asi, et ta vabandab ainult selle pärast, kui ta tahab midagi saada. Et ja tõesti, ma ei ole kassja puhul näinud seda, pigem on sellist, et ma ei ole öelnud selle asemel öelda, et jah, ma tõesti ütlesin, et ei ole depressiooni olemas. Ma eksisin. Ei, ma ei ole öelnud. Mis asja? Jah, ma ei tea. aga see on üldine ja nagu soovitus kõikidele, et tegelikult ei maksa nagu, et kuule, tead, mul on abikaasa rase. Issand, aga mõtle, kui see on väärakas see laps. Et nagu, kuulge, laske nagu veits hingata ka nagu. või teine probleem, see on vaja ära mainida. Noh, esimene laps on käes, väga äge, millal teine tuleb? Fuck you! Ja siis need inimesed ka, kes nagu tulevad ja siis hindavad naist, vaatavad kõhtu, et oi, see on kindlasti poiss, see on ikka nii suur ümar kõht, see on ikka kindlasti poiss. Käi putsi, kust türa sa tead? Unn oled raisk. Vabandust, ma ei tea, neil ei jõuame. Mulle meeldivad need, ma kujutan ette, need väiksid grillõhtuid sinu juures, kus sul väike grill on ja siis üle nurme väikese hala lihtsalt kuskilt keegi niidab rahulikult muru ära, paneb oma muru niiduke, paneb ära, hakkab tuppama, kuskilt kaugelt tuleb. Käi putsi, tule, kus sa tead? Keegi küsis Andrese käest jälle. Või ma teen podcasti siin ja ma nakerin lahti suvel natukene. Loomulikult pered on väljas, boks on väljas oma laste ja kõik, siis ma karjun seda. Ja siis on see, homme tuleb võhkareid, väga hea. Aga ma olen palju vähem karjuma hakanud, et ma ei tea, kas see on hea või halb. Nagu laste peale või? Ei, ma mõtlen saates. Ma mõtlen, et sa karjud saates, siis laste peale karjud. Ei. Emme, sul on kindlasti, ma saan venna. Käi putsi, kus sa tead? See oleks päris arvad. Issand, kui räme. Palun vabad, tegelikult ei ole üldse naljakas. Aga paradoks ongi, et Kassius Akti Šamatailo kui oleks registreeritud meditsiinitöötaja, saaks Terviseametis sekkuda, aga hetkel on ka nende vaatest tavakodanikust naisterahvas, kes kasutab lihtsalt oma sõnavabadust, olgugi et ebaeetiliselt, mis on jumala fucked up tegelikult. Kõik võivad kõike öelda, välja arvatud need, kellel on luba seda öelda. Või noh, kellel on, kes on registreerinud. No ühesõnaga, saame aru. Aga see, ja mina nagu istusin ja mõtlesin nagu selle peale, et kurat, et kas ei anna nagu seaduses kuidagi nagu teha sellist pügalat, mis ütleb seda, et kui sinu tervisenõu on maksumüüri taga, et siis saab selle teenuseks lugeda. Ja sulle ei ole seda õigust. Ei ole tehtud, siis te kuulsite seda nüüd siit. Ja et siis on nagu see, et sul ei ole luba seda teenust üldse osutada. Aga siis on jälle järgmine probleem, on nagu see, et kui sa annad välja, see mõjutaks igasuguseid asju, nagu näiteks, et
maksumüüri taga keegi, noh, see negatiivne pool, keegi ütleb maksumüüri taga kuskil podcastis, et noh, tegelikult võiks ju rohkem C-vitamiini võtta, siis on ka nagu, nii, see on nüüd meditsiinaalane nõu. Et nagu, kurat. Aga noh, kui sa annad nagu head nõu, siis nagu, vaat probleem ongi nagu selles, et siis see nagu, seal on ka probleemid, sest et see tähendaks seda, et siis see peaksid olema registreeritud meditsiinitöötaja üldse, et anda sellist nõu maksumüüri taga. Et seal ma saan nagu sõnavabaduse perspektiivist ka nagu aru. Et seal on nagu, noh, see on see üldine põhimõte, mis meil ikkagi on see, et iga inimene võib nagu ikkagi öelda ja iga inimene peab ise otsustama, mis ta oma eluga teeb. Ja kui keegi ütleb sulle, et tee endale nagu müüriehituselt tee segu valmistab, siis söö sellest pool ära on ju, siis inimene kuulab seda, mõtleb, et türa ma sööngi ja see on tema otsus nagu. Aga nagu siin on nagu väga selge probleem ikkagi, sest et meil on, palun vabandust, mulle tundub, et meie ühiskond ei järjest fucking lollimaks. Et siin noh, nagu midagi on vaja teha nagu. Ma loodan, et keegi nüüd haaras sellest mõttest kinni ikkagi, ma tulen selle juurde, mis sa ütlesid, et kui selle peale ei ole tuldud, äkki tullakse. No see vajab kindlasti kõvasti workshopi, sest et sellise kuju, nagu ma ütlesin, ega see ei saa läbi minna. Mõtle paremini siis. No, vähe ideed välja. Aga Kass ja Shakti jätkas enesekindlalt ekspertide sõnul ohtliku tervisenõu jagamist, naeruvääristades meditsiini ja rõhutades oma uurimustööd. Näiteks kuulutas ta selle tulemusel vastsündinutele profülaktiliselt süstitava K-vitamiini ebavajalikuks. Ämmaemand Vivian Arusaare sõnul on tema praktikas ette tulnud juhtumeid, kus K-vitamiinist keeldunud vanemate vastsündinu elu vajas päästmist. Võib tekkida sisemine verejooks ja enamasti see verevalandus võib tekkida aiu ja selleks, et maandada see riski ja hoida ära verejooksu tekke, selleks on K-vitamiin profülaktilise doosina, sõnas Arusaar. Jälle, aitäh Arusaar. Andreas ka nüüd aru saab asjadest. Jälle asi, mida ma ei mõelnud kunagi, miks see asja tehaksin, et ma tunnistan täiesti, et ma ei ole ka oma researchi teinud, aga näed. Me teame ka seda, kus lastehaiglasse on näiteks nii-öelda libaravimeid viidud ja kui päevasel ajal arstid turgutasid laste elule, siis öösel lapsevanem andis mingeid oma ravimeid, ütles Terviseameti tervishoiuteenuste juht Külli Friedman. Tere sellised inimesed. Ma ei tea. Don't say it. Don't say it. Ja. Kasutades Krissi sõnu, tuleks Ei. Reeglina helistavad meditsiini eitajatest ja vaktsiiniskeptikustest naised kodusünnitust. Erand pole ka Kass ja Shakti, kes kuulutas oma lugejatele juba varakult, et kui naine vaimu ja keha piisavalt ette valmistab, on võimalik valuvabalt ilma meditsiini sekkumiseta kodus sünnitada. Seal on ikkagi võõrad inimesed, see on võõras koht ning seal varitseb üldiselt ikkagi hirmuenergia, mis ei loo naisele soodsat ruumi oksütotsiini tootmiseks ja see ongi võtmetegur valuvabale sünnitusele. Hirmuenergiat, palju ole sa oled tundnud hirmuenergiat seal sünnitusmajades? Hirmus koht on. Hirmus muusika käib ja terve sünnitus aja. Ma ei tea, Oskariga oli küll niimoodi, et me olime Pärnu haiglas ja nagu ma ei tea, kas on nagu võimalik olla veel mugavamas ja paremas keskkonnas. Tartu haiglas, veel parem. Aga jah, ma nagu ka ei saa aru, kus on see hirmuenergia asi nagu tulnud. See on veider, jah. Äkki nüüd ta võttis kuulda neid hirmulugusid? Ei, aga vaata, tegelikult, mis asja, ma ütlen, et ei tea, ma olen loll. Tean küll, vaata, ta ei usalda meditsiini. That's it. Ta ei usalda meditsiinisüsteemi ja ta kardab seda. Ongi kõik. Jah, hirm on päris jälle. Keegi on ära tinistanud, ta ei ongi perses, noh, seal ei ole nagu... Viplala. Ta lihtsalt kardab seda. Jama. Samal ajal postitas Shakti statistikat, nagu oleks kodus sünnitamine ohutum, sest lõpeb harvem erakorralise keisrilõikega, mis on ekspertide sõnul statistika vildakas tõlgendamine ning pidas kirjavahetust Tervisekassa ja Terviseametiga, et assisteeritud kodussünnitus oleks Eestis tasuta teenus. See oli minu üks armsamaid lugusid, see, kuidas tema võitleb sellest tasuta saada, aga ise võitleb kogu aeg meditsiini vastu, et nagu nüüd on küll käsi pikka, vaata. See on nii ebaaus. See on cringe, jah. See on nagu... Mina pean saama, täpselt siuke vibe.
tahtsid midagi üle öelda? Tahtsin, aga läks, never mind. Jaanuari teises pooles andis Kasia Shakti jälgijatele lakoonilises postituses teada, et sai mõni päev tagasi emaks. Sellest me rääkisime muide. Ootamatult selgus, et kodusünnitus lõppes haiglas ja erakorralise keisrilõikega, kuid mis täpsemalt juhtus, lugejad teada ei saa. Aga oma sünnituslugu jagades on sealt tegelikult üks pusletükk puudu. Ehk siis algab sellega, et oli 2 päeva kodusünnitus, küünlad ja kõik oli ideaalne, siis selgus, et on vaja keiser teha ja järgmine punkt on juba see, et kuidas talle veeni lasti valuvaigisteid ja antibiotikume. Keegi ei tea, mis seal vahepeal juhtus, lausus 3 lapse ema Tuuli Mathison. On olemas üks väga hea vanasõna. Sünnita ei tohiks 2 päikesetõusu näha. Kas see on päriselt vanasõna? Ma ei tea. Aga see on jälle asi, mida ma ei teadnud, aga nüüd ma tean. Sünnita ei tohiks 2 päikesetõusu näha. Ta läheb silmad kinni panna. Aga see võib olla see koht, kus võiks ühel ämmaemandal kuskil kuklas vahest meelde tulla. Sõnas Arusaar. Mina pean nagu, kurat, see on, tahan nii öelda, aga see on ikka täielik nagu selline poetic justice, et jagas vildakat tõlgendust statistikast, et palju väiksem šants on see, et on vaja erakorralist keisrilõiget. Crazy on. Ja see on täpselt see, mis ta sai. Crazy. Ja tema on nüüd statistika, kes ka seda edasi suuremaks tegi veel. No, täiesti perses, noh. Ei oska. Nagu absoluutselt ei parasta, aga nagu mõttekoht. Kriitikud peavad sellist käitumist 8-jalaliseks, ei tegelikult oli 2-palgeliseks ja isegi küüniliseks. Kui seni jagas Kasia Shakti oma tervise kohta üksikasjalikku teavet, siis nüüd, mil tõenduspõhine meditsiin päästis tema ja ta lapse elu, läheb ta sellelt kiirelt mööda. Ent hakkab saama sõnumi sees hoopis reklaami tegema, et raskest sünnitusest aitab taastuda ühe turunduspartneri jook ja teise sushi. Vaat rääkisin sellest sushist ja oligi fucking Apollo sushi oli see, mis midagi taolist. Ja see on nagu lihtsalt nagu tõrasen suhka omangresk, see on täiesti persest, nagu see on nagu täpselt see, millest me enne rääkisime. Järsku on suu jumala kinni, see on selle pärast, et nüüd oli päris arstiabi vaja. Ja kusjuures Kasia on ikkagi nii sugavalt kõikidest asjast rääkida, mis tema on üks esimesi, kes nagu soovitas oma junni vaadata peale sital käimist. Milline see on ja mis struktuur? Võib olla. Aga minu jaoks on nagu just nimelt nagu siin see on nagu naljakas, et noh, tehniliselt tema laps on elus tänu meditsiinile. Sul on õigus. See junni asi oli täiesti kohata praegu lihtsalt. Me jääme ikkagi peame mõtlema, et tema laps on elus tänu meditsiinile. Aitäh, meditsiin. Tänapäevane meditsiin. Aga 3. pidi jätkab Kasia Shakti erakordsete terviseväidete esitamist. Näiteks viimati teatas ta teistele gaasivalude käes vaevlevate imikute emadele, et tegi ära selle, mida teadus seni ei suuda ja elimineeris koolikute ehk gaasivalude probleemi. Mis see lahendus on? Seda saab teada ainult tasu eest. Huvitav see, et ta ei ole maksnud seda, see kuradi pealtnägija. Miks mitte jagada asja, mis on nagu tõime? Mina nägin, mismoodi minu abikaasa läks täiesti endast välja, kui ta seda luges nagu. Kas ta hakkas peksma asju? Ei, õnneks mitte asju, kõigest mind. Ei, ta lihtsalt tammus toas, oli lihtsalt see, mismoodi ta kirus seda nagu. Et esiteks see täielik nahaalsus ja see egotsentrism on nii kohutavalt suur, et nüüd Kasia Shakti Shamotailo on nüüd see inimene, kes on suutnud kõrvaldada ühe kõige suurema probleemi üldse, mis lastel on, milleks on siis gaasivalud, et ta on suutnud selle probleemi järsku lahendada. Tema, kõikidest maailma inimestest, kogu meditsiin, kõik, ta on, ei, see on Kasia Shakti Shamotailo, kes selle peale tuli. Tema nagu suutis selle lahendada. Lihtsalt, et sukene asi üldse välja öelda on nii fucking insane. Ja siis tegu on millegi sellisega, mis aitaks tohutul hulgal inimesi. Ja siis sa nagu väidad, et see on sul, võta korra nagu lihtsalt see asi, et see oleks nagu päris, sa nagu päriselt mõtlesid selle välja. Ja sa paned selle maksumüüri taha. Motherfucker, see on täiesti groundbreaking asi. Sa oleks maailma kuulus, kui sa selle asja lihtsalt ütleks, näete, vaadake, siin on lahendus. Et see on nii selge fucking kuradi hustle
et no ma ei tea, see on nagu selle inimese nagu sellise imidži ja tema olemuse ja tema kõik see, mis on tema juures inimesena valesti, on nagu selles ühes lauses sees. Ja ma tulen tagasi selle juurde, et tegu on väga enesekindla inimesega, sellepärast ka vähile leidis ta ravi. Ja. Kuidas, ja prillid ja mis iganes kõik. Ja, õige, ta ju, prillid ka oli, mis asi see oli? Kuidas ta need prillidest lahti sai? Ma ei tea. Ma ei mäleta enam. Vaatad see junni. D-vitamiini, igatahes läbi prillid ei tule sisse. See oli, jah, see oli ka tema. That's wrong, aga okei. Aga sellest rääkis muide Hannes Võrno ka. Seda enam that's wrong on, jah. Aga kui ükshaaval võetuna võib jääda mulje, et Kassio Šakti väljaütlemistel pole kuigi palju probleeme, siis kogumis joonistub selge muster, kus naeruvääristatakse teaduspõhist meditsiini, kus juures mõnikord selgelt kaubanduslikel eesmärkidel. Mida ütleb Suunamudja ise? Hoolimata korduvatest ettepanekutest keeldus Kassio Šakti kaamera ette tulekust ja saatis pealtnägijale pikema kirjaliku avalduse. Kirjalik avaldus on igal pool loetav, link on all, aga lõppu ütles lihtsalt selle, et ma ei näe mitte ühtegi põhjust, miks peaksin oma isiklikke valikuid, eriti oma sünnituse osas, kellelegi põhjendama. Iga ema valik on legitiimne ja tema jaoks õige valik. Kellelegi teisel sinna lihtsalt asja ei ole. Ja siis on lõppu kirjutatud, paradoksaalselt on see seisukoht, millega nõustuvad ka eksperdid. No ega tegelikult ei nõustu, iga ema valik on legitiimne. No iga ema valik ei ole legitiimne. Kui sa otsustad, et sa peksad oma lapse vastu seina surnuks, siis see ei ole legitiimne valik. See on aus, et seal ütleme, et see pikk vastus, et sealt tuli seda rohkem seda ekspertide nõusolekut. Igatahes, lugege see artikkel ka läbi, Märt paneb selle ilusasti sinna meile alla. Aga kuidas Kassja ise suhtus sellesse asja? No, ta kirjutas kohe nagu üleolevalt. Võtsime snäkid ja mõtlesime ka vaadata seda komöödiat. Kahjuks aga oli nii palju moonutusi, mis läbi aegade laimukampaaniatest kokku korjatud, et üle paari minuti oli keeruline vaadata. Paari minuti jooksul oli väga palju moonutusi juba võnd. Okei. Isegi mu forever hater Kertu Kirjanen oli platsis, kes pühendas aastaid oma TikTok'i minu heitimisele. See on vale, kusjuures see on vale. See on täielik vale. See on täielik vale. Kuni sai Postimehe ajakirjanikuks ning COVID ajal minust laimukampaania tegi lihtsalt, kuna olen COVIDi vastu vaktsineerimata, nagu täna tagantjärgi paljud sooviksid olla. Ma ei tea, mis väide see on, aga täpselt samamoodi ta ei teinud seda sellepärast, et ta on COVIDi vastu vaktsineerimata, ta tegi seda täpselt samal põhjusel, mis on see, et see edendab ebateadust. Olen harjunud, et mind käsitletakse vastuolulise teistsugusena. Ma ei langeta oma valikuid paraku enamuse järgi ja pimesi usaldades. Küll aga ei pea ma õigeks ega õiglaseks kellegi elu lahti rullimist riigitelevisioonis laimu ning isiklike rünnakute normaliseerimine. Laim. Kus on laim? Mis on laim? Ja siis ta lisas juurde, ja mida see MMS seal tegi, millega mul pole mingit seos kunagi olnud. Selline psühholoogiline peenmõjutamine, et tekitada seoseid kohas, kus neid pole, tugev viha õhutamine, veres kurb, mis meil Eestis toimub. Ma reaalselt arvan, et see inimene on natuke tainas, sest et kuidas vittu ei ole võimalik aru saada sellest. Kui me räägime ebateadusest, siis me toome näiteid. Kas on nagu ma ei tea, ma pean tooma 3 sisuloojat näiteks ja siis ütlen Võhkarid, Kassja Šakti, Tailo ja ma ei tea, kuradi Daniel Weinbergs, kes siis ka ta paneb storisse, aga kuidas mina olen Daniel Weinbergsega üldse seotud? Miks mind sinna ühte patta pandi? Fucker, ma tõin sulle näited, saada aru, kes on sisulooja. Aga kui ta ütles, et see laimu ja vale väited 2 minuti jooksul, siis ta ikka ei hakanud neid ümber lükkama, aga võttis ainult selle MMS-i ette, millest ta tõesti ei ole rääkinud. Et siis ikka kõik muu on tõsi ju. Jah, tuleb välja, et MMS on nagu see näide. See on nagu, see on jälle see moment, you should keep that big mouth of yours fucking closed. Nagu sellepärast, et kui sa sihukese asja välja tood, siis on nagu, et MMS on päris, jah. Teised on seda. Jep. Ja siis ta lisas veel, et ulme, et ma just tänapäeval oli mul EMDR traumateraapia, kus rebisime keisrihaavad lahti, et seda kogemust tervendada. Tegu on ühe psühhoteraapia vormiga, millel on
mitte kõige parem track record. Lisaks tegelesime lõhutud beebimulliga, mis läks katki, kui minu meditsiinilisi andmeid sünnitusmaja töötajate poolt lekitati, mis pani aluse moonutatud sünnitusloole, mis levis kulutulena beebigruppides õhutades viha ja kohutavaid kirju ja mulle äsja sünnitanud emale, kes alles taastumas füüsiliselt ja vaimselt ja kõige tipuks siis veel nii. Kas ma polegi väärt beebimulli? Mitte üks värske ema ei vaja seda. Maailm tundub inetu koht, aga siis vaatan oma ideaalset tütrekest ja kõik justkui ununeb. Aga viha on siin maailmas palju, liiga palju. Ja kusjuures tahan isiklikult pöörduda nende inimeste poole ka, kes tõmbasid threadsis järsku teema üles, et miks pealtnägi otsustas selle loo teha just nüüd. Ja siis ütlesid, et tal on väike laps, et kas on vaja seda stressi. Jaa, on küll, kohe nüüd, praegu, reaalselt nüüd. Fuck you, lõpetage ära selliste inimeste kaitsmine, palun. See on täiesti haige. Palun lõpetage see, nagu see ära. Jesus Christ. Issand jumal, see on meid nii tilti. Lihtsalt hakkad ja no jaa, aga ta sai just lapse ja sa ei tea, mis ta selle lapsega teeb. You have no fucking clue. Ja see oligi põhjus, miks te räägite, sest ta sai lapse ju. Nagu just raus, see on see beebimulli jutt. Kas ma polegi väärt seda beebimulli või? Nii. Märt Koik võtab enda kanda suure vastutuse nüüd. Palun vabandust. Kui minu seisukoht on mõnele inimesele valus, aga meil kõigil on õigus oma arvamusele, nagu ütleks ilmselt Kašusakti samat Tailu ise. Sellised inimesed nagu tema. Ja kui ta esitab küsimuse, kas ma polegi väärt beebimulli? Ei ole. Case closed. Sellise ilusa mõttega võiks tegelikult lõpetada tänase saate. Aitäh teile kuulamast. Aitäh meiega olemast sellel teel, mis ravib teie ja meie hingehaavu. Minge meie Patreonisse. Ja see on tuntud ka kui patrooniteraapia, et te kuulate meie saadet, siis kõik on nagu üli chill. Et minge Patreonisse, tulge meile punti, kuulake seal, alati tuleb rohkem kraami, 2 saadet kuus Patreonis ja kes teab, ehk kuulete meid ka kuskil mujal podcastist, aga see on jah, mulle tuli kusjuures just uus pakkumine. Väga äge. Pakkumisi sajab nagu seeni peale vihma. See on veel parem mõte, millega lõpetada. Aitäh kõikidele kuulajatele, kohtume juba järgmine kord. Ciao. Peace, love, unity, ciao.